Aitäh ja tere ka minu poolt. Mina olen Oskar Saamul Rebane, ma olen tänase debati moderaator. Tulen sotsiaalsest ettevõttest Speaksmart. Meie missiooni saab kokku võtta sellise lühikese ja tabava lausega, et ühiskonnas võidaks mitte tugevama argument, vaid tugevam argument. Ja sellest tulenevalt ma soovin, et see debatt täna tuleks ka sisukas ja argumenteeritud. Enne väitlusega alustamist tutvustaksin osalejatele ja kuulajatele reegleid. Iga uue teemade ringi avan mina oma küsimusega. Soovist sõna võtta, palun märku anda käega. Kui te kõik hakkate siin omavoliliselt kohe rääkima, siis võib natukene kaootiliseks asi minna. Igaks sõnavõtuks võiks arvestada mitte rohkem kui minut aega. Kui te olete väga passiivsed, siis võib-olla ka 1,5, aga ma üritan sellel ajal ise silma peal hoida. Ja kui repliigiks ette nähtud aeg on lõppemas, siis ma annan teile sellest ka jooksvalt märku sellega, et ma tõstan käe kõigepealt. Ja kui te siis veel kaua lobisete, siis ka segan verbaalselt juba vahele. Ja loodame, et asi sellest kaugemale ei pea minema. Hoiame sõnavõtud viisakad, sisukad ja kui teile sobib, see on nüüd küsimus, kui väitluse jooksul vestleme üksteisega sina vormis. Väga hea. Sellisel juhul mina ennast juba tutvustasin, Oskar. Ja esimese sissejuhatava küsimusena siis sooviksingi, et igaüks teist ütleks paari lausega, kes ta on, kust tuleb. Ja siis esimene sisukas küsimus ka juba. Pakkuge välja üks põhjus, miks peaksid noored valijad nüüd 5. märtsil või siis eeloleval nädalal valima minema. Ja annan siit kohe mikrofoniga käima. Tervist, kallis auditoorium, kallid kaasdebateerijad. Minu nimi on Andres Tölp. Olen Pärnus kultuurikorraldaja, Pärnu linnaorkestri produtsent ja muidu muusikaelu edendaja. Esindan kandidaadina 219 erakonda Parempoolsed. Ja küsimus oli, et miks peaks siis noored hääletama ükskõik siis millise erakonna poolt. Ma usun, et Parempoolsed seisavad targa ja sisuka riigi eest, kus noorte innovatsioon mängib väga suurt rolli, et meil oleks edasisteks põlvedeks tehtud targad otsused, peame me täna tegema juba tarku otsuseid ning investeerima noorte haridusse ning võimesse tööturul siis toime tulla. Et sellise tugeva majanduse aluseks on see, et noortel on võimalus riigis osaleda ja ma siit nüüd annaksingi otsa üle. Aitäh! Minu poolt ka tere kõigile. Olen Renata Lukk, esindan siin erakonda Eesti 200. Olen ise erakonna noorteühenduse Noor Eesti 200 juht, mis muideks eelmisel aastal valiti aasta noorteühenduseks, mis on väga tore. Ja miks peaks noored valima minema? Ma arvan, et hea põhjus on selleks see, et seekord on väga palju noori kandidaate erakondade üleselt, kelle vahelt valida ja alati on ju tore anda noortele inimestele hääl, kasutamaks seda selleks, et anda hääl teistele noortele inimestele. Et noored on need, kes meie tulevikku hetkel kujundavad ja ma arvan, et sellist võimalust anda oma hääl, jälle ükskõik mis erakonna poolt, ei saa käest lasta. Nii et minge palun valima. Aitäh! Tere! Mina olen Kaia Solnik, kandideerin erakonnas Eestimaa Rohelised ja ma arvan, et põhjus, miks noored võiksid valima minna, on sama, miks mina läksin poliitikasse, on see, et kui sina ei tegele poliitika sinuga ja olgu ükskõik mis iganes, see ikkagi mõjutab meie igapäevaelu ja ma usun, et roheliste poliitika kannab kõige paremini edasi noorte väärtusi, loodushoidu, keskkonnahoidu, võrdseid õigusi ja ka selline nagu toetavam majandussüsteem, mis siis toetabki haridust, et läbi, nagu Soomes on progressiivne maksusüsteem, siis ka Eestis meie selle eest seisame, et
et tõuseksid õpetajate palgad ja teiste riigitöötajatega, et see on tegelikult noorte ja hariduse kõige alus ja selle eest me siis ka seisame, et meie väärtusi hoitaks ja arendataks hästi. Tere, aitäh hea võimaluse eest, lugupeetud noored. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi direktor Erli Aasamets. Kindlasti ei ole ma Keskerakonna kõige noorem kandidaat, aga ilmselt sain ma volituse esindada hariduse ja noorsootöö osa seetõttu, et Eesti haridusarengukava aastani 2035 mul on olnud võimalus olla selle üks koostajatest. Ja miks peaks noored valima tulema? Kindlasti sellepärast, et tegelikult ka juba nendel Riigikogu valimistel võetakse vastu neid otsuseid, millega teie enda elutee kulgeb, kuidas teie lapsed hakkavad käima lasteaias, koolis ja julgen öelda, et Keskerakonna platvorm, vähemalt hariduse peatükk on kõige komplekssem. Aitäh, tervist, minu nimi on Silver Tambur, olen sündinud Pärnus, üles kasvanud siin ja lõpetanud Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi. Elanud nüüd küll 20 aastat Pärnust eemal, aga pidevalt hoidnud sidet, sest mu vanemad elavad siin. Minu taust on selline, et esiteks ma olen Eesti ühe suurima ingliskeelse veebiportaali Estonian World asutaja ja selle peatoimetaja. Asutasime selle Londonis 12 eestlasega 10 aastat tagasi ja see tõi mind ka Eestisse tagasi 8 aastat tagasi. Ja pärast seda, kui ma Eestisse tulin, sattusin kodanikuaktivismi täiesti, kuna oli vaja kaitsta nii-öelda ka minu enda lugejaid, ehk siis Estonian World loevad ka Eestisse tulnud välismaalased ja kui EKRE hakkas riiki lõhestama oma retoorikaga 8 aastat tagasi, siis sai minust ka kodanikuaktivism ja 4 aastat tagasi, kui EKRE võeti valitsusse, olin mina see, kes tõi kokku kodanikuliikumise kõigi Eesti, ehk siis kui te mäletate, siis seda nimetati ka tühjade südamete liikumiseks, aga jah, me tulime selleks kokku, et kaitsta Eesti Vabariigi põhiseaduses kinnistatud Eesti Vabariiki, kus kedagi ei rünnata. Ja võtame nüüd kokku ja vastus küsimusel, miks noored peaks valima minema, toon näite Suurbritanniast, kui oli Brexiti hääletus aastal 2016, siis see otsus võideti, et Suurbritannia lahkuks Euroopa Liidust vanemate inimeste häältega, aga see mõjutab ju tegelikult noori inimesi. Noored ei tahtnud lahkuda, aga nende anname nüüd mikrofoni edasi. Aitäh! Ja tere teised debateerijad ja kõik, kes vaatavad. Mina olen Laura Kiviselg, esindan siin Reformierakonda ja minu igapäevatöö on seotud tegelikult hoopiski programmidega Erasmus+, kui see kellelegi midagi ütleb, õpiränded ja Euroopa Solidaarsuskorpus. Kõik nad seisavad väärtuste eest, et noortel oleks võimalusi, aga siin olen sellepärast, et noortel oleks võimalusi. Nii et igati noorte valdkonnaga kursis. Ja miks peaks noored valima minema? Ma ei ole aru saanud sellest, miks ei minda valima. Kui sellele vastust teaks, siis teaks ka võib-olla täpsustada küsimuse suunda. Aga ma arvan, et meil kõigil on äge võimalus iga natukese aja tagant oma arvamust avaldada. Me kõik ei ole nii aktiivsed, et läheks ja esindaks kedagi teist kuskil. Ongi näiteks Riigikogus, näiteks kohalikus omavalitsuses, mõnes noorteorganisatsioonis. Aga see on täpselt see koht, kus saavad kõik arvamust avaldada, et kes on need inimesed, keda sa sooviksid endas seisus näha. Nii et jah, sama sõnum, et palun minge valima. Ja tervitus ka minu poolt. Mina olen Luur Lauri, tulen siia Tori vallast, olen seal vallavanem ja seda ametit juba täna vanus 42, aga olen selles ametis või avalikus halduses tööl juba aastast 2007. Tõsi on, selle aja jooksul olen kogenud tihtilugu seda, et noored ei löö hoogsalt kaasa ja pigem on neid vaja nii-öelda poliitika poole alati nii-öelda kutsuda või meelitada. Aga ma tõesti olen nõus eelkõnejatega, et need otsused, mida täna tehakse, ikkagi hakkavad mõjutama eelkõige teid. Et selles osas ma kindlasti kutsun teid kaasa, et ükskõik kelle poolt te hääletate, võtke sellised nii-öelda vaadake, kes on mida teinud, ehk siis kõige rohkem kõnetab ikkagi see, et kes on varasemalt millegagi hakkama saanud ja valige häid inimesi, nii et aitäh. Ja, tere ka minu poolt. Suur tänu teile kõigile, et olete täna tulnud siia ja leidnud aega, et
et meile kõigile olulistel teemadel nagu kaasa mõelda ja rääkida ja arutada. Seda enam on nagu nii hea meel näha, et noortel on nagu huvi poliitika vastu. Mina olen ise julgeolekutaustaga inimene, et olen varasemalt töötanud erinevates kaitse-julgeolekukasutustes, ja nii-öelda kaitseväelise väljapoole olen saanud uurevaldkonnas ja kõrgharidus olen omandanud sisejulgeoleku valdkonnas. Praegu siis jätnud õpingud magistriõppes, kus siis nii-öelda sisejulgeoleku instituudis teen meie kõigi jaoks väga olulist nii-öelda uurimistööd, ehk siis uurin, kuidas nii-öelda elanikkonna kaitse tagamine relvastatud konfliktides ja seisukorra ajal siis meie riigis on. Aga olen siis 7 aastat töötanud Sisekaitseakadeemias õppejõuna, algselt põhikooli kõrvalt, 2 viimast aastat siis põhikohaga. Ja kindlasti minu poolt ka ootasin mingi valima anti hääl EKRE poolt, et siis toetada läbi selle siis meie rahvuslikult, meie rahvuse säilimist, meie keele säilimist. Ja muidugi, et täna ka sellel teemal nagu debatiteerime pikalt. Nii. Kui sa seda ei kasuta, siis suur inimesi jutust ilma. Jah, aitäh, Ken. Ehk siis, kui nüüd ülekandes ei kuuldud, siis Ken soovib, et mindaks valima selleks, et rahvusriik jääks püsima. See on siuke väga lühike kokkuvõte sellest. Aitäh sulle, aitäh teile kõigile. Ja nüüd avaks selle väitlusega sisuliselt ja avaks selle sellise küsimusega, mis seostub tegelikult ka ilmselt üsna tugevalt tänase üritusega või õigemini nende korraldajatega, ehk siis Pärnu noortekoguga. Minu küsimus on natukene laiem. Minu küsimus on selline, et milline võiks olla noortekogude roll ühiskonnas üldiselt? Ma tean, et siin paaris valimisprogrammis on juba selle kohta mõned konkreetsed märkused tehtud, aga küsimus on suunatud kõigile, kes iganes soovib kohe sõna võtta, julgelt andke märku. Väga hea. Siit anname kohe mikrofoni. Jah, väga oluline teema, eriti Eesti 200 jaoks, nagu ma juba mainisin, siis meie noorteorganisatsioon sai eelmise aastal valitud aasta noorteorganisatsiooniks. See väga palju andis meie noortele innustust ja motivatsiooni, et päriselt neid tahetakse kuulda ka erakonna tasemel. Ja meie Eesti 200-ga leiame, et noortevolikogudele võiks anda veel rohkem häält, et kindlasti võiks anda hääle üleüldiselt volikogus ja noortevolikogudel võiks olla võimalus esitada siis volikogu menetlusse eelnõusid. Ja volikogul on kohustus noortevolikogult küsida arvamust suure poliitika kujundamisel. Aitäh! Selge. Ma siis võtan otsa üle, et ega ma arvan, et noortemeelsetel inimestel on keeruline sellele vastu vaielda, et neid noori, kes on osaluskogudesse jõudnud, ei peaks kuulama. Kindlasti peaks neile ka kandvamat rolli andma igas kohalikus omavalitsuses, ka maakondlikul tasandil tegelikult ja ka riiklikult, et ka riiklikul tasandil oleks noorte hääl ja noorte arvamus esindatud. Küll aga, mida mina arvan, mida väga vähesed noortekogud, noortevolikogud teevad, on, et hoida ka teisi noori kursis sellega, mida nad teevad. Ka selles osas, et nad küsiksid otse arvamust õpilastelt, sest õpilased on koolis, sealt on neid kõige lihtsam kokku püüda, sealt on kõige lihtsam nende käest sisendit küsida, aga noorteorganisatsioon on juba selline esinduslikuma funktsiooniga, aga nende eesmärgiks olekski esindada nende noorte arvamust, kes on ka veidike kaugemal, kes ei ole veel organisatsiooni jõudnud, et lihtsalt nende hääl paremini kõlaks. Aitäh! Jaa, et eelkõnelejatega täiesti nõus ja siin ongi võib-olla esimene kiht ongi see, et mis toimub kohalikus omavalitsusest, nagu siin eelkõnelejaga vihjas, siis ma arvaks, et noorte volikogu ja noortekogude roll olekski vaja rohkem tugevdada ja arendada edasi just selles osas, et neil oleks õigus ja kohustus siis öelda kaasa kohaliku elu teemadel. Ja seesama küsimus, et volikogul oleks ka nagu kohustus sealt siis seda arvamust küsida. Teine asi on ka selles loomulikult,
ilmselt vajab selline nii-öelda suundumus ka sellises teatavas mõttes noortekogude võimestamist, et ehk siis tegelikkuses see loota lihtsalt sellele, et vabatahtliku töö korras mingid asjad nagu juhtuvad iseenesest, tegelikult ei juhtu, et ilmselt on siin nagu oluline roll ka selles, et oleks vaja võimestada, peab olema keegi selline aktiivne, kes seal eest veab ja siis saab nii-öelda neid lahendusi lõpuks, mis noortele pakutakse, ka ilmselt rohkem noorte nägu, et need ei oleks sellised nii-öelda ütleme lihtsustatud keskealiste välja mõeldud lahendused, mis noortele peavad meeldima. Lubaduste juurde 2 elus näidet. Üks noortekogu liige on siin saalis praegu pildistamas, igati on saanud Saarde vallasta toetuse. Eesti koolijuhtide ühenduse eesseisuse liikmena me oleme tõsiselt algatanud ka õppekavade juures sellise teema, et näiteks valikaine puhul kogukonnale tehtud panus peaks olema arvestatud ka üldkeskhariduse omandamisel. Omalt poolt olen valmis tegema ettepaneku kooli kodukordade muudatustesse ja töölepingu seaduse muudatusse, sest praegult volikogus osalemise aeg on tööandjale kohustus vabaks teha. Õpilasele ei pea direktor vabaks tegema. Võin saata tundi ja ta ei pääse volikokku, ehk siis niisuguste nüanssidega tuleb ka veel tegeleda. Ja ma vist unustasin alguses ütlemata seda, et ma esindan Sotsiaaldemokraatlikku erakonda, aga see selleks, et minu kogemus, olles nüüd Eestis tagasi 8 on see, et meil igas valdkonnas on puudu koostööst, et igaüks istub kuskil silotornis ja mõtleb jälle uut asja välja, et ma arvan, et siin on ka see üks võtmesõna, et tõesti on see koostöö, et võetakse kokku erinevad grupid ja omavahel arutatakse läbi ja siis minnakse sellega ka edasi, et see ei jää kuskil rägastikku kinni, et sama on ka siis noortekoguga ja ma toetan ka seda, et tõepoolest, et kohalikus omavalitsustes volikogudes võetakse arvesse neid, et seda saab ilmselt ka täiesti paika panna, et me lepime kokku, et me võtamegi ette need noortekogu ettepanekud ja sealt lähme edasi. Aitäh! Jaa, nõustun ka kõigiga, et noortekogud justkui võiks ollagi see ühenduslüli noorte ja nagu siis päris poliitika vahel. Väga sellist suurt kaasavust tahaks näha, et kui meil nagu meie erakonnas ongi noortekogu ka eraldi ja nende see juhtkond siis alati küsib kõike tegelikult noortelt, me teeme programmi koos ja kui programm sai valmis, tegelikult ka nagu erakonna programmi koostajad lugesid selle läbi ja võtsid nagu infot sisse järgmisteks kordadeks, et see peabki liikuma nagu info ja need teadmised ja tegelikult ja mis lisaks võib-olla minu jaoks oleks kõige olulisem noortekogude juures on see, et ka see haridus, kuidas üldse nagu teha poliitikat, kuidas väljendada ennast, kuidas olla selge sõnumiga, mis üldse on oluline, kuidas teha seda muutust ühiskonnas, mida me tahame näha. Et Eesti Noorteühenduste Liidule suur kummardus, et meie noored käivad seal kogu aeg koolitustel ja näha on, et nad tegelikult juba alaealisena kohati on minust pädevamad, kes ma ei ole sellist koolitust saanud, et seda on nii äge näha, et see juba toimub ja kindlasti võiks seda rohkem olla. Selle sõna ja siis saame paar repliikile. Jääb üle ainult nõustuda ja tõsiselt hea meel on kuulda, et senised kõnelejad liiguvad selles suunas. Me kindlasti toetame ka seda suunda, et noortel oleks volikogus kui ka mingil tasandil siis ka riigi juhtimises oma hääl kuulda. Ja kindlasti toetame selliseid ettevõtmisi, kindlasti oleme noortekogude poolt ja see on valdkond, mida kindlasti veel natukene arendada ja nagu siin kolleeg rääkis, ma usun, et need arendused on seda väärt. Aitäh! Et lühike repliik, et üks selline kogemuse hankimise viis, ma saan aru, et Pärnu linna volikogu on selline karmide meeste naiste maailm, kus käib kõva andmine, aga tegelikult me oleme vaadanud Toris, et väga suureks abiks on ja noortele meeldib kaasa lüüa just on need erinevad volikogu komisjonide töö, et kus on nagu selgelt neid kaasatakse ja mõnele läheb see väga korda ja tegelikult see on see koht, kus saab sellise nagu hea kogemuse, kuidas arutleda, debatti pidada ja nii edasi, et see on nagu ka üks suurepärane võimalus, mida peaks selgelt kasutama. Võrdsus huvides kõigepealt Kenile.
Aitäh, et meil on ka väga suur nii-öelda noortekogu ja selles vaates nagu ka eelpool kõnelejad on nagu välja toonud, et just ongi selle nii-öelda kompetentsi nagu tekitamine ka poliitikmaastikul, et kus mujal nii-öelda see nii-öelda teadmiste pagas tekib kui nii-öelda eelpool siis või nii-öelda vanade poliitikute nagu näol, et läbi sellega nii-öelda see kahe nii-öelda organisatsiooni omavaheline koostöö ja ka siis ongi erinevates nii-öelda komisjonides kaasa löömine ja nende mõtete nii-öelda arvestamine. 2 lühikest repliiki kõigepealt Laura ja siis Silver. Aitäh! Ma alustuseks parandan ühte eelkõnelejat, kes ütles, et noored on justkui seal lüli noorte ja pärispoliitika vahel. Noored teevad ka noortekogudes pärispoliitikat, et sellele tahaks väga nagu rõhku asetada, et noorte arvamused, noorte otsused, noorte mõtted on sama võrdsed, kui on otsustajate omad. Küll aga, mida ma täna osalusmaastikul julgen väita, on see, et väga paljudes piirkondades noortekogud KOV-ide juures ei toimi. Noortel justkui ei ole huvi, ehk siis tegelikult me ei räägi sellest, kas see on oluline, sest kõik on nõus sellega, et see on oluline, vaid me peame hakkama leidma viisi, kuidas me saaksime need noored, selles mõttes nõme öelda, kinni püüda, et nad tegelikult siin otsustamise juurde tuua, sest et probleem ei ole selles, et KOV-id ei ole valmis, KOV-id on väga valmis, et noored on seal juures, aga noored kuidagi hetkel ei võta nii, ütleme, entukalt vedu, kui oleks vaja. Nii, äkki Silveril on mõni lahendus pakkuda? Ja see ei puuduta ainult noori, vaid ma mõtlen, et üldse see, et kuidas rohkem oleks siis kohtumisi nii mitte ainult kohaliku volikogu liikme, vaid Riigikogu liikmete vahel ja nende valijate vahel. Ehk siis, et mina teeks nagu sellise asja, et see oleks nagu kohustus näiteks Riigikogu liikmetel ka kohtuda oma piirkonna valijatega vähemalt kord kuus. Inglismaal on see kord nädalas muide. Neil on küll teist nagu nii valimissüsteem. Et me jõuaks selleni, et reaalselt valitud inimene, eks ju, kohtuks nende inimestega, kaasa arvates noored, eks ju, ja kuulaks neid muresid ja väljakutseid otse. Et tekiks see nagu selline tugev side tegelikult, mida praegu kahjuks, kuigi meil on väike riik, meil nagu napib. Siin käis vahepeal läbi paar korda ka see riigi tasandil noorte kaasamise võimalus, kas noortekogude kaudu. Kas selle kohta on kellelgi võib-olla midagi rohkem öelda või on see lihtsalt selline uitmõte, mis vahepeal tekkis? Nii, võtame kõigepealt Kaia praegu. Olen ise kuulunud noorte kliimanõukogusse, mis ministeeriumi lõi ja minu arust see on ülimalt äge. Aga isegi seal ma tundsin just, et nagu seal oli hästi palju haridust ja teadlikkuse tõstmist, mis on nagu siuke MTÜ-lik, aga ma ei sattunud kordagi ministeeriumisse. Et ma kujutan ette, et seal aktiivsemad ikkagi jõuavad, aga ka seda nagu tegelikult, et nagu mulle tundus, et seal isegi tahtjaid oli, nagu noored tahtsid sinna minna, aga jah, et mis need kohad on, mida veel siluda? Mulle? Mulle tegelikult hästi meeldib see, et noortel juba on võimalus tänu suuresti ENL-i tööle kohtuda ministritega, rääkida kaasa nendes suurtes probleemides, suurtes teemades, aga seda võiks olla veel rohkem. Ehk siis võib-olla kas või see võimalus, et sellised lahtiste või avatud uste päevad just koolinoortele, võib-olla minnagi rääkida koolides rohkem õpetajatega seda, et palun kasutage ära neid võimalusi, minge oma õpilastega kuskile ministeeriumisse, kus te saate kohe õpilastele anda võimaluse näost näkku nende õigete inimestega suhelda, kes siis võib-olla võivad neid inspireerida liituma ise noortekoguga, võib-olla noortevolikoguga, et selliseid võimalusi võiks olla veel rohkem. Ja ma arvangi, et see otsesuhtlus otsustajatega on see, mida meil natukene hetkel just selles valdkonnas noortel on puudu. Ja te mõtlete kindlasti, et kes see laduse jutuga mees siin on, et mina esindan siis Isamaa erakonda, aga ma räägin siis asjast ka, et
et oluline on see nii-öelda, mina olen alati seda meelt, et oluline on see, et kuidas on see juhtimisstruktuur üles ehitatud, et ehk siis tegelikult ikkagi kohalikul tasandil peab olema oma võrgustik ja siis sealt tasandilt peaks saama kindlasti edasi liikuda järgmisse tasemesse, ehk siis tegelikult on vaja luua selged seosed, kuidas kohalikust omavalitsusest, noortekogust siuksed aktiivsemad saaksid edasi. Ja see on see ülesanne, mis tegelikult tuleks ilmselt läbi vaadata. Ma olen täna väidan, et see ei ole võib-olla väga heas nii-öelda konditsioonis, et see samad otsustajad saaksid siis suunata neid noori siis, et kuule, et sa oled siuke nagu agar, et võta nad siuke võimalus on ju, et liigu edasi, räägi kaasa. Et ilmselt see on see kiht, mida ta peaks siis nagu otsa vaatama ja lahendama. Ja on kohti, kus ta võib töötada koolikeskselt, aga kindlasti noorte niisugune omaalgatus ja see võiks olla hoopis rohkem kooliväline. See on see, mis erinevaid huvigruppe seob. Kool võib olla koht, kus nad saavad koos käia, aga aktiiv oleks hea, kui ta oleks haridusest nii-öelda väljaspool. See annaks teise pildi asjale. Ja, et eelkõnelejaga täiesti nõus ja üle-eelkõnelejaga, et kool võiks olla see kohtumise koht ja väljaspoolt tuleks seda aktiivi kaasata ning ka see struktuur vajaks natukene selgust. Ma ise leian, et põhirõhk võiks olla kohaliku omavalitsuse tasandil ja samamoodi, et sealt siis välja noppida see aktiiv, kes siis mingi üldorganisatsioonis saab kaasa rääkida ka juba riigi tasandil, aga peamiselt ikkagi on rõhk kohaliku omavalitsuse tasandil selles valdkonnas. Ja siis viimaseks aktiiviks oleks veelgi Laura. Mina selle küsimuse juures küll veel vastanud ei ole, aga mina arvan ka, et meil on puudu selline nagu karjäärimudel noortele aktivistidele, kes saavad nagu ka enda karjääri osalusmaastiku tasandil arendada, sest et kui nad nüüd oletamegi, et kohalikus omavalitsuses on oma aja justkui ära olnud, siis sealt edasi ongi natuke tühi maa ja nad kaovad meil ära. Ehkki neid oleks ju väga äge hiljem näha poliitikute seas, et eriti see puudutab noori tüdrukuid, sest organisatsioonides meil on tohutult noori tüdrukuid, aga nad ei jõua kandideerima. Et kust maalt neil siis see nagu jaks ära kaob. Aga riigi tasandil, ma ütleks, Eesti Noorteühenduste Liit on kindlasti see, kes saab toetada noorte osalust riiklikul tasandil. Küll aga ma arvan ka, et seal peaks olema veelgi suurem osakaal siis noorte organisatsioonidel või siis noortekogudel, noorte volikogudel, sest ametlikud liikmed ei ole seal suures osas need kohaliku omavalitsuse juures toimivad noorte volikogud, sest neil lihtsalt ei ole seda, nad ei täida seal mingeid standardeid või kriteeriume, et ei ole juriidiline keha või mis iganes peab olema see tingimus, et nad saaksid olla ka Eesti Noorteühenduste Liidu otsustamise juures. Ja, mul on 3 mõtet, mida veel siis lisada. Üks on see, et see on mu isiklik mõte, aga meil võiks olla nagu riigipoolne infosüsteem, mingi äpp, kus tegelikult saaks nagu infot anda. Et sellist asja, ma ei tea, kuidas riigiga suhelda, kas ma saadan kantseleisse kirja või mida ma teen nagu. Et see peaks olema palju lihtsam, meil on digiajastu. Teeme äppi ja saame kõik kaasata. Roheliste poolt siis Riigikogus me viiksime siis kohaliku tasandi referendumid, et inimesed ise saaksid kaasa arvatud noored KOV-is ka osaleda. Et riigis me teame, et saab teha rahva petitsioone ja igasuguseid asju, aga et need ka päriselt mõju omaksid ja noortel on võimalus teha seda, me oskame ju suhelda oma vahel. Ja 3. oleks siis ka KOV-ide seoses võiks olla noorte volikogudel võimalus osaleda KOV-volikogu töös hääleõigusliku esindajaga. Et noored saaksid siis nagu päris seaduslikult seda teha, et siuke seadusloome muutmine ka noorte sõbralikumaks on vajalik. Hea, aitäh. Lähme kohe edasi järgmise küsimuse juurde. See on nüüd seotud jällegi küsimus võib-olla siis sellest, et kuidas siis täpselt neid noori saab veel võimestada. Jällegi, paaris programmis oli see punkt olemas. Ma nägin, kui langetada valimisiga 16. eluaastale. Kuidas see kõlab? Annan kohe siit sõna jälle kõigepealt Renatale ja siis edasi.
Ma tegelikult tahaks eelmisele punktile lisada, et mina arvan, et koolide roll on väga oluline, kui me räägime üldse noorte inimeste kaasamisest aktiivsesse nii-öelda ühiskonnaellu ja miks ma seda arvan? Kogemusest rääkides, väga kurb on, kui sa tahad noore kandidaadina minna kuskile kooli rääkima ja koolid ütlevad, et nemad sellise asjaga ei tegele. Et siis tegelikult nad panevad juba blokki ette ju selles osas, et noorteni üldse mingi info jõuaks ja võib-olla sealt ei jõua nagu, ütleme nii, need aktiivsemad kandidaadid jõuavad või inimesed jõuavad nende kandidaatideni, aga väga palju teisi inimesi ei jõua. Ehk siis ma arvan, et kool ei ole ainult kohtumiskoht, vaid võiks ka olla koht, kus nendest asjast räägitakse. Ja rääkides valimisõiguse piirmäärast, siis jah, Eesti 200 arvab, et kindlasti võiks seda langetada 16 eluaasta peale. Põhjus on kindlasti selles, et see võiks tuua noored sellesse kohta, kus nad tõesti mõistavad, et nendel on ka hääleõigus ja nad tahaksid oma häält anda. Ja see võiks olla mõlemas kohas ehk siis Riigikogus ja Euroopa Parlamendis niipidi. Tänan. Selles küsimuses ma pean eelkäijaga oponeerima natukene, et parempoolsete seisukoht on see, et me jätaksime selle valimislävendi samase vanusele 18. eluaastale, seda just selle tõttu, et kui eelmisest küsimusest nüüd siia tulla, see on väga hea ülemineku küsimus, et noored võiksid rohkem kaasa rääkida kohaliku omavalitsuse tasandil ja selleks on meil täna ju aastast vist 2017, kui ma ei eksi, valimistel, eks ole, kohalikul õigus, eks ole. Ja ma leian, et see ongi noortele väga hea selline eelpraktika, kui nii võib öelda, et kõigepealt arendada enda vaateid, saada teadmisi veel maailma Euroopa kõige kohta nooremas eas, kaasa rääkida nendes oma kohaliku kogukonna tasandil ja kui sa oled 18, siis sul on juba piisavalt palju ka kogemust kui ka juba sellist poliitilist küpsust võib-olla, et kaasa rääkida parlamendi valimistel. Nii et meie jääme praegu selle seisukoha juurde, olen väga huvitatud, kuidas teised sellest arvad. Kõik sõna saada, Ken on natuke vähe saanud. Ja, aitäh. Et samamoodi toetame seda, et ikkagi valimisealised on 18-aastased, kui Riigikogu valimistest räägime. Ja ma võib-olla küsin teie käest, et andke käega märku, kes on siin noorem kui 18. On siingi üks inimene, siis ei saa siin statistilist nii-öelda vaadet teha. Aga samamoodi jah, et selles mõttes ega meil nagu erakonnasiseselt on samamoodi, et eeldus ikkagi on see, et kohalikus omavalitsuses nii-öelda töötatakse, seal volikogudes saadakse nii-öelda see kogemus ja kompetents ennem kui nii-öelda ka Riigikogu valimistel kandideerida, et siis nii-öelda suurte mängu minna, et täpselt selles mõttes samad mõtted, et ikkagi see nii-öelda meie nagu toetame ikkagi seda, et 18 aastat Riigikogu valimistel. Ja, et selles mõttes on nii, et Isamaa ka ei ole seda mõtet välja käinud, et peaks valimisiga langetama. Küll aga siin on nagu mitu kihti, et kõigepealt on nagu see, et kui vaatame inimese arengut, siis ega ma enda pealtki vaatan, et noorena mõtlesin nagu võib-olla rohkem liberaalsemalt, saan tasapisi siin vanemaks, vaatan ja võib-olla natukene vaated ka muutuvad. Et ega, ja kui mõelda selle pealt, kas 16 võiks valida, puhtteoreetiliselt justkui nagu võiks, on ju. Aga siin on nagu see, et kindlasti see eelmise küsimuse osas on jälle see, et kui see nagu osalus üldiselt poliitikas on nagu madal, siis võib juhtuda seda, et see 16-aastased on väga palju nii-öelda siis selliste vanemate mentorite nii-öelda või vanemate nii-öelda mõjutada, et ehk siis lakatakse nii-öelda seda 16-18 või neid noori väga-väga palju mõjutama ja siis endale sobivas suunas. Et see võib ka täiesti olla selline küsimus, et ilmselt peaks natukene saama küpsemaks, et kuskil tuleb see piir tõmmata, on ju. Jah, ma praegu lõpetan. Aitäh. Mina jällegi vastupidi arvan, et 16 võiks ka olla, meil on ka Reformierakonna noortekogu programmis olemas, et kandideerimisiga võiks olla 18 ja valimisiga 16. Esiteks ma arvan, et see annab väga palju juurde valima minekule ka selles osas, et see on ühetaoline. Noorele teki segadust, kas ta nüüd saab valida või ei saa, kui sa saad 16, sa saad igal juhul valima minna, ükskõik millised valimised sul ees on. Ja meil on kõigil võimalus kõiki eagruppe täpselt sama palju mõjutada kui noori.
vanale inimesele võib täpselt samamoodi keegi noorem vihjata, et see on see inimene, keda võiks valima minna ja see on täitsa okei. Et noh, ega poliitika, ega me kõik ju seisame siin selle eest, et me saaksime Riigikogusse. Me kõik mõjutame neid valijaid, et nemad hääletaksid meie poolt. Ehk siis tegelikult ega see ju ei sõltu vanusest, et kas noorel nüüd on nagu rohkem seda ütleme, oma arvamust vähem kujunenud või mitte. Nad on mässajaid, on vähem mässajaid, aga see täpselt laieneb ka vanemale eagrupile. Aitäh. Lihtsalt kiiresti eelmise teema lõpetuks, et see infovahetus on tõesti väga oluline, et see on ka üks probleem Eestis, et kuidas info on nagu laiali, et see roheliste idee äpp, noortele suunud äpp minu arust väga hea, aga valimisõigusest, no STE programmis ei ole seda otseselt sees, aga mina isiklikult toetan, et see võiks olla 16, sest ma mõtlen nagu isikliku kogemuse järgi ajas tagasi. Ma hakkasin aktiivselt poliitikast huvi tundma, kui ma olin 14-15. 15 ma olin siis, kui Eestis toimusid esimesed vabad valimised aastal 92. Ja ma väga täpselt teadsin, keda ma toetan tol hetkel ja lugesin programmi ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see võimalus peab olema noortel. Et ma arvan, 16 on täiesti okei. Aitäh. Keskerakonnal on praegult 18 vanusepiiriks ja kui te vaatate platvormis muid kohti veel, sealhulgas hariduslugu ja muid asju, siis noortel oleks mõistlik võib-olla üldse algatada hoopis laiem diskussioon, mis pärast on valimine 18 ja öösel väljasolek on piiratud osades omavalitsustes. Mis pärast on siis nii, et valida võiks 16-aastaselt, aga kui koolist tahab õpilane dokumendid välja võtta, siis peab tulema seda võtma lapse vanem kuni 18. eluaastani. Ma võin eksida praegult, aga kuidas on vaimse tervise teema ja eriarstide vastuvõtu juurde, osadel juhtudel vist on ka nii, et peab olema lapse vanem, kui ei ole noor 18. Et tegelikult see vanuse ja sealt vanusest vastutuse ja õiguse võtmine, see diskussioon võiks olla järgnevatel aastatel ühiskonnas palju laiem. Ja, rohelised pooldavad valimisea ja kandideerimisea langetamist, valimisi ka siis 16 ja kandideerimine 18. Et meil päris palju noored ka juba ei saa valima minna, et kui ma nüüd enda peale mõtlen, siis 16-aastaselt ma arvan, et ma oleks väga olnud valmis juba valima minema. Ja kui mõelda ühiskonnale laiemalt, siis 9. klassi lõpuks tegelikult võiks ju iga Eesti kodanik olnud juba saada endale hariduse, mis on poliitika, kuidas käivad valimised, mis on erakondade vaated, millised on nende enda vaated. Et 16 võiks olla täiesti pädev aeg juba nagu valimiseks. Ma arvan, et keegi liiga palju mõjutada ei saa 16-aastaseid, pigem just vastupidi. Nad on just kõige isepäilisemad. Ja üks argument, miks see ka nagu oleks põhjendatud, on see, et meil on paratamatult natuke vananev ühiskond ja noori lihtsalt on vähem massiliselt. Et seda enam meil oleks vaja just noorte nagu hääli juurde saada ja aktiveerida. Ja ka need 2 aastat, mis see lõpetab põhikooli ära, on ju, ja see ei mõtle sellele poliitikale, tegelikult paljud ei hakkagi valimas käima. Et kui nad saaks 16 juba valima, minna kohe peale põhikooli lõppu, see muutub nende tavaks. Ja. Nii, aitäh. Nüüd vahepeal üks küsimus siis publikust, natukene üldisem, aga ma arvan, et haakub selle seni olnud teemaga hästi. Kui noor hääletab täna mõne siin oleva kandidaadi poolt, siis tegelikult hääletab ta ju erakonna poolt, mitte inimese poolt. Kas teie erakonnal, see on nüüd minu arusaama järgi vähemalt üldiselt suunatud, kas teie erakonnal on mingi kindel plaan, mitte ideoloogia, mida hakkate võimalusel ellu viima? Erakondade programmis on kõik väga ümmarguselt ja mitte mõõdetavalt kirjas. Küsimus siis, et võtame selle sama teema siis, mis on olnud. Eesti 200 ja rohelised on programmi juba pannud, aga teised, kuidas on? Küsimus on nüüd vanuse langetamisest programmis. Parempoolsetel ei ole praegu programmis sellist nii-öelda suunda, nii et mina teen lühidalt, Selles mõttes on kõik poliitilise debati küsimus, et ehk siis ega selles mõttes olen nõus, et
et me ei tohi jääda nagu tänasesse päeva kinni, ühiskond muutub ja me peame muutuma koos sellega ja debatt peab andma nagu vastused ja noh, see ongi see, et ilmselt tuleb tõsta lauda, ma olen sellega mõttes nõus, et ilmselt, et ega ei saa öelda ei, on ju, vaid tuleb rääkida nendest vanuse piiridest, erinevatest vaatevinklist, erinevate küsimuste puhul ja siis saab nii-öelda lõpuks jõuda sellisele nagu kuldsele keskteele. Et ega kindlasti on ka neid, kes on nagu rangelt vastu ja ei tahaks üldse seda teemat tõsta, aga ma olen ka sellega nõus, et ajas kõik muutub ja me peame lihtsalt muutuma sellega, nii-öelda ühiskond muutub sellega kaasa. Ja mis on üks selline nii-öelda minust alati meie enda töös mõtlen, et on kuldne põhimõte mu enda jaoks, et iga järgnev põlvkond on tegelikult eelmisest targem. Lihtsalt, et see ühiskond ja maailm on muutunud ja nemad peavad seda edasi kandma. Seetõttu ei saa alati domineerida nii-öelda selliste nii-öelda eakamate nagu arvamus. Ehk siis ka see nii-öelda elukogemus või teadlikkus nii-öelda poliitikast ka nagu erinev, et mõni 16-aastane ongi elukogenum juba iseseisvam kui mõni 20-aastane näiteks. Et ma ka nii-öelda eelpool kõneleja jätkuks, et eks siis see eeldabki nii-öelda sellist laiemat poliitilist arutelu, debatte, et kas siis nii-öelda seda vanuse piiri siis tõsta või mitte. Ja ma nagu püüdsin öelda, et debatt ei pea olema üksnes valimisvanuse peale, vaid sellest debatist tuleks võtta hoopis rohkem noortele suunatud nii-öelda õigusi ja siis ka kohustuste poolt lahti. Praegu meil on üks küsimus veel ja osad noored on öelnud, et ei ole mõtet häält anda, kui hääle saanud saadik või erakond ei pääse pärast võimule. Noh, see on siis kaks võimalikku olukorda. Kindlasti Kaia saab selle küsimuse juures sõna. Esiteks, kui hääle saanud erakond satub peale valimisi opositsiooni. Teiseks, kui hääle saanud erakond ei ületa valimiskümmist. Palun siis selgitage, lugupeetud kandidaadid, kas oleks tark ikkagi valima minna, isegi kui tekib üks nendest kahest olukorrast. Anname kõigepealt sõna Kaiale, sest et ta nii väga tahab. Mina küsiks kohe, et kus on põhjus, kus on tagajärg, et kui kõik noored julgeksid valima minna ja läheksid valima ja teeksid oma südame järgi valiku, siis tegelikult ju ja kaasaks ikka teisi seda tegema, et võib-olla ühest häälest tõesti piis, aga kui sa suudad nagu 100, 200, 1000, 2000 inimest ära rääkima seda tegema, siis tegelikult häälel on mõju ja see võib jõuda koalitsiooni. Ja teine küsimus on, et okei, kui väikeste erakondade poolt ei hääleta, et hääl läheb raisku, aga tegelikult hääl läheb raisku siis, kui sa ei lähe valima. See on see, kus hääl läheb raisku, sest siis erakond vähemalt isegi väikeste häältega teab, et neil on mõtet edasi olla, et Eestis veel on nagu kaasamõtlejaid ja noh, suurte erakondade poolt pole ka ju mõtet hääletada, need nagu lisavad sisse. Ja, et poliitika on alati kompromiss. Selles mõttes isegi kui te annate hääle ühele kandidaadile ja ta saab sisse, siis ei ole mingit garantiid, et tal õnnestub seista kõigi oma lubaduste eest. Ta peab võitma argumendiga oma erakonna sees, siis koalitsioonipartneritega ja nii edasi, nii edasi. Mis puudutab seda, et kui ta on opositsioonis, no Eesti poliitiline ajalugu viimased 30 aastat näitab, et meil pole olnud ühtegi valitsust, mis kestaks 4 aastat ehk siis valimisest valimini. Et ikkagi ta keskmiselt kestab niimoodi 2 aastat. Nii et on suur tõenäosus, et ta mingil hetkel see erakond on valitsuses. Isegi EKRE oli valitsuses paar aastat. Nii et seda ei tasu karta. Ja noh, eeldada tuleb ka ikkagi seda, et ideaalis ju see kandidaat esindab selle erakonna maailmavaadet. Ehk siis, et kui te annate talle hääle, siis te annate ju ka sellele maailmavaatele laiemalt ja poliitikale. Nii et kui tema ei saa, siis tema kolleegid Riigikogus ehk siis tema erakond ju esindab seda maailmavaadet edasi. Aitäh! Ma tahaks kõigepealt korraldajat küsida, et kas olete kindlad, et siin 2 EKRE esindajat ei ole laua taga, sest mul kogu aeg nagu käib nii-öelda reklaami tegemine, aga see selleks. Jah, nüüd see kommentaar kustutas ära nii-öelda vastuse, aga see küsimus oli, et... Kas peaks minema valima? Jaa, õige, valima. Ei ole võimalik kogu aeg nii, et keegi on kogu aeg võimul. See oleks tegelikult väga-väga halb. Me näeme seda oma naaberriigis. See tähendab seda, et igal
parteil, igal kooslusel on vaja teada oma toetust igal ajahetkel. Ja kui seda toetust ei ole ja keegi valima ei lähe, siis ei ole võimalik aru saada, kas seda nagu fooni on või ei ole. Et millega siis edasi minna. Isegi kui ei pääseta parlamenti, siis ma lihtsalt ütlen, et täna on ju ka seadus selline, et kes jääb napilt sinna lävendi alla, saab mingi piisava hulga hääli kokku, seda ka finantseeritakse, ehk siis tegelikult ka erakond vajab ju raha selleks, et edasi eksisteerida. Riigieelarvest on ju igal erakonnal mingisugune toetus, kes vähemasti sinna mis ta siis on meil, ühesõnaga, kes pääseb Riigikokku või siis kohe jääb sinna alla. Nii et selles mõttes iga hääl on oluline, et saada aru, kuidas see asi edasi läheb ja kas sellel üldse on mõtet. Mina olen nõus siin kõrvalistujaga, et kindlasti tasub hääletama igal juhul minna. Et võib-olla me peaksime astuma üle sellest eeldamisest ja oletamisest, et mis siis saab, kui ma annan, ei anna. Teeme niimoodi, et me läheme kõik ja anname selle hääle ja vaatame siis, mis siis saab. Et ka sellest, et äkki minu valitud erakond jääb opositsiooni. Aga kui jääbki, mis siis ikka? Kui me vaatame näiteks eelmist 4 aastat, siis ütleme niimoodi, et valitsus ju vahetus vahepeal, ehk siis ka esialgu opositsiooni jäänud erakond võib ühel hetkel olla tegelikult koalitsioonis. Et tegelikult on oluline, et kõik hääletaksid oma südame hääle järgi ja annaksid hääle sellele erakonnale, kes on kõige enam tema maailmavaatega ühti. Et need oletused ja eeldused tegelikult suures pildis pigem on tagurlikud. Aitäh. Nii, peale, nii et me anname Kennile sõna, aga lühidalt pärast seda Laura Järli. Ja aitäh. Et suurusjärk 40% Eesti ühiskonnast ei käi hääletamas, jah? 36%. Suurusjärk 36 oli täpsustus, jah? Et see on päris suur osakaal meie kogu ühiskonnast, ehk siis kes jätab hääletamata, jätab arvamuse avaldamata. Aga hääletama tuleb minna kindlasti, et olemata sellest, kas opositsioonis või koalitsioonis teie poolt siis valitud erakond jätkab, et mõnel või teisel ta seda poliitikat ikkagi siin riigis nagu ellu viib, et kas siis opositsioonis läbi obstruktsioonide või siis koalitsioonis mõne siis erakonnaga teeb koostööd. Et seal ongi see lubaduste siis ja välja öeldud siis programmis tuleb teha siis mingisuguseid kokkutõmbamisi, et ei saa kõiki ellu viia, aga jällegi selles mõttes, kellega sa partneriga koostööd teed, et jällegi on seal mingid kindlad piirjooned, et millest enam tagasi ei astu, et selles mõttes kindlasti, et vahet ei ole, kas koalitsioonis jätkataks või opositsioonis, et igal juhul poliitikat tehakse. Aitäh. Mina ütlen selle lause, et valima mitte minemine on hääle andmine mitte kellegi poolt, mis tähendab seda, et kui sa oma häält ei kasuta, siis su hääl ei lähe mitte kuskile. Ja selle jaoks, et üldse sinu mingid mõtted jõuaksid edasi, on paratamatult vaja valima minna, sest et kui sa ei lähe, siis sa hääletadki mitte kellegi poolt, eks ju, kes siis riiki juhib. Aga teine pool on see, et kui seekord sisse ei saa, poliitika on selles mõttes üks hullult raske karjäär. Mina võin väga tahta Riigikogusse saada, aga kui ma ei saa piisavalt palju hääli täna, siis ma ei ole järgmised 4 aastat Riigikogus. Ja oletame, et sa ühe korra annad ühele kandidaadile, sa saad aru, et see läheb täiesti huugametsa, lähed 4 aasta pärast uuesti valima. Sa võid ju alati oma hääle saajat vahetada, ehk siis selle poole pealt ju on meil kõigil iga natukese aja tagant võimalus uuesti valima minna, juhul kui su esimene variant ei läinud nii, nagu sa sooviksid. Ma jätaks korraks erakonnad täiesti kõrvale ja Lauri mõttekäigust küsiks nii, et kui me ei lähe valima, kas me üldse endast hoolime ja kas me hoolime üldse oma riigist. Sest see, mis on meie kõrval, on see samane hoolimatus just nimelt. Väga hästi öeldud, tahaksin siia lisada mõiste nimega vastutus. Et oma tegude eest peame me kõik vastutust kandma. Me ei saa hommikuti tööle minnes jätta oma tööülesanded tegemata ja siis loota, et õhtul on kõik korras. Täpselt sama käib riigi juhtimise koha pealt, et meie rahvasaadikud peavad kandma vastutust põhiseaduse ees, meie kõigi kui meie rahva ees. Ja see on ka tegelikult iga inimese kohustus kanda vastutust, minna hääletama, sest et
nii nagu me siin kõige alguses ütlesime, eks ole, kui sa ei tee poliitikat, siis teeb poliitika sind or something. Otsetõlge, jah, et see asi on vastutuses, mis puudutab nii-öelda värskete erakondade parlamenti saamist või opositsiooni jäämist, siis paljuski on jah, maailmavaade, tuleb usaldada enda mõistuse häält. Aitäh teile selle vastuste ringi eest. Nüüd liigume edasi täiesti teise teema juurde, milleks on haridus ja loomulikult me alustame seda ringi õpetajate palkadest, sest et loomulikult me alustame seda ringi õpetajate palkadest. Juba käed tõusevad. Olgu. Kõigil paistab olevat enam-vähem see arusaam, et õpetajate palku tuleb tõusta. Ma ei ole päris kindel, kas see kõigil on, aga väga raske on leida ühiskonnas praegu hääli selle vastu. Minu küsimus ei ole selles, et kas tõsta või isegi kuidas tõsta. Minu küsimus on pigem nüüd selles, et kas õpetajate palga tõstmine on see võluvits, mis lahendab probleemid seoses õpetajate puudusega ja muude seotud nähtustega. Me võtame siit järjesti, kuidas käed tõusid, ehk siis Renata saab jälle kõigepealt sõna. Aitäh. Õpetajana saan öelda, et palgatõus kindlasti ei ole ainus võluvits, mis probleemi lahendab. Omast kogemusest saan rääkida, et minu koormus suurenes väga palju seetõttu, et ma täitsin justkui ka koolipsühholoogi rolli oma õpilastega. Ja ma leian, et käsikäes õpetajate palgatõusuga võiks käia õpetajate karjäärimudel, võiks käia õige koormusarvestus ja võiks käia ka see, et me toetame koole selles, et neil on võimalus palgata kas siis koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, keegi tugispetsialist, kes tegeleks nende probleemidega, et õpetajad saaksid keskenduda enda tööle. Ja muidugi tore oleks ka raha juurde saada, aga jälle kogemusest ütlen, et raha ei ole alati kõige olulisem. See on väga suur motivaator, aga kõik need teised aspektid sinna juurde peavad ka olema õiged. Aitäh. Nüüd pärast seda mina jõudnud jälgida kellegi kõigepealt tõusust, aga ma jätkan kohe, sest ma nõustun väga Renataga ja tegelikult ise alustava õpetajana ma näen ka, et see palk ei ole tegelikult see, mis hoiab noori koolist eemal. Tegelikult hoiab koolist noori eemal see, et kes tahab kell 8 hommikul üles ärgata. Tõstke käsi, kes tahab kell 8 hommikul koolis olla. Meile mitte ühtegi, et sina aga ei taha, koolidirektor isegi ei taha kooli minna. 2 tükki tahavad. Okei, äge, meil on hommikuinimesed, meil on õhtuinimesed, mina olen vaieldamatult õhtuinimene, ma lõpetan töö peale südaööd ja alustan peale keskpäeva. Ja mulle väga meeldib see ja ma kujutan ette, et juba siuke väike asi, et nagu hiljem koolipäeva alustada tegelikult aitaks noori kooli. Lisaks ka see õppekavade õhendamine, lihtsalt kuna õppekavad on hästi tihedad, kõik on vaja teha, siis on nagu natukene vähem vaja pingutada ja rohkem nagu päris asju teha, et mitte lihtsalt õppi eesmärke muudkui saavutada nagu Vändras saelaud on ju, aga lihtsalt, et inimeseneks jääda ja päriselt õppimisega tegeleda ja õpetaja roll ka nagu sellest entsüklopeediast ja videoloengu nukust võiks tegelikult liikuda mentori ja disaineri poole, et me ei ole teenindaja, me oleme disainerid õpetajatena. Aitäh, mina ei ole küll ise õpetaja, aga minu endine elukaaslane oli algklasside õpetaja ühes Eesti parimas koolis Tallinnas ja enam ei ole, 5 aastat pidas vastu. Tõepoolest raha ei ole ainuke asi. Probleem oli ikkagi see, et õpetajate koormus on väga suur, nii et seal on vaja meil raha juurde vaja, et tugispetsialiste oleks õpetajatel rohkem. Teine asi, õpetajate moraalne toetus, ehk inimeste väärtustamine. See muidugi puudutab kõiki valdkonda Eestis, inimesi ei väärtustata piisavalt, aga õpetajad on eelkõige praegu prioriteet, et neid väärtustatakse, et neil oleks vaimne tugi, oleks ka tervise- ja meelelahutusvõimalused, et millele nad ei peaks maksma või vähemalt oleks see subsideeritud, et neil oleks see võimalus. On mõned koolid, kus kool ise seda võimaldab, eks ju, et õpetajad saaksid minna kuskile ja nii-öelda lõõgastuda, eks ju. Et need on need võtmed ja see on see küll valdkond, kus me peame lihtsalt riigina raha juurde panema. Nii et
see on kindlasti üks lahendus. Aitäh! Aitäh! Ka mina arvan, et ainult raha ei ole lahendus õpetajate murele, küll aga rääkides õpetajate koormusest ja läbipõlemisest, mida väga paljud õpetajad väga kiirelt kogevad, ei saa me rääkida koolist ja õpetajate eksisteerimisest ilma vaimse terviseta. Kindlasti vaimse tervise esmaabi, kovisioonid, supervisioonid koolidele, ka lapsed muutuvad aina problemaatilisemaks, sest ka see valdkond nagu areneb aina rohkem. Abiõpetajaid on koolidesse vaja, sest üks õpetaja ei peagi jõudma 40 noorega korraga tegeleda, see on täiesti normaalne. Ja kindlasti ka, mida ma mainin õpetajate juures, on see, et karjäärimudel ka selles mõttes, et meil oleks rohkem kvalifitseeritud õpetajaid, sest tegelikult sa saad ka kooli võtta neid õpetajaid, kes ei ole otseselt magistrikraadiga, aga tihtipeale, eriti kui sa oled väikses omavalitsuses, sul ei jää midagi muud üle, siis sa jätad neid samu õpetajaid aastast aastasse, teed lihtsalt neid tähtajalisi töölepinguid nendega. Aga selle all ju kannatab nii see õpetaja ise, kui tegelikult ka noored, keda ta õpetab. Jah, ega siin on raske midagi väga uut ja säravat lauale tuua, et statistiliselt on tõesti nii, et läbipõlemine on üks probleem, sellega kindlasti on vaja tegeleda. Hiljutine statistika, mida ei ole kontrollinud, aga usaldan siinkohal riigimeediat, et õpetaja nii-öelda kutse on ülikoolides tasapisi nii-öelda populaarsemaks muutumas. Et selles mõttes näitab see seda lihtsalt, et need tehtud otsused on olnud õiged, aga kindlasti on see läbipõlemise aspekt siin juures näitab lihtsalt seda, et see kõik on esimene külg selles asjas, et tegelikult on vaja järgmised sammud just seesama, et kuidas see tööpäev koolis siis ei oleks selline, et lõpuks ei taha sinna nagu minna. Et sellega on vaja selles mõttes tõesti tegeleda. Ja kindlasti tuleb tegelikult nii nagu meie programmis on, me peame hästi oluliseks seda, et peredega tuleb ka tegeleda, et see noor, kes sinna lõpuks kooli satub, et seal oleks nagu ka, ütleme, et need probleemid oleks ennetatud, et ega kool ei ole ainus koht, kus siis peab laste ja noortega tegelema, tegelikult on pered ja kõik see muu ühiskond ka, et sinna tuleb ka fookust panna, et siis on tervemad lapsed ja lihtsam ka koolis. Õpetajate palkadega on niisugune metafoor, et ilma rehvideta BMW-le tõsteti uus mootor peale ja kõik on nüüd häpid. Ja tegelikult noored, kes siin praegult on ja seda ülekannet vaatavad, nüüd tuleks vaadata korraks tagasi 10 ja 12 aastat valitsuste tegevustele, sest teie lapsed hakkavad kooli jõudma 10 ja 12 aasta pärast. Ehk need kohad, mis praegult probleemidena laua peale pandi, need on 10 ja 12 aastat tagasi tehtud vead. Õpetaja hariduse temaatika, 350 õpetajat tuleks iga aasta pensionile saata, praegult 280 õpetajat, igal juhul igal aastal kooli leitakse. See, mis puudutab kõik siin tugispetsialiste, on niisugune ütelus, et lasteaed ja kool külvavad ja harivad, ühiskond lõikab. Ehk tegelikult haridusprobleemid tuleb alustada nende lahendamist lasteaiast alates kuni kõrgkoolini välja. Väga lihtne, kiire näide veel, ma tõesti olen suuteline 1,5 tundi selle teema täis rääkima, et Eestis praegusel hetkel ei ole tehtud mitte ühtegi teadustööd ja ei ole mitte ühtegi koolitust valmis tehtud. Nutipõlvkonna lasteaeda ja kooli jõudmisel, milline peaks olema nendele pakutav logopeediline abi. Me peaksime kogu selle hariduse temaatikaga liikuma 10 aastat, 12 aastat ettepoole, mitte rääkima sellest, mis olukord praegult on. Aitäh. Tundub, et erakondade üleselt me siin mingites küsimustes oleme ka ühel meelel. Aga jah, see nii-öelda palgakomponent, see on nagu üks osa sellest, aga see tuleks ka nii-öelda ära indekseerida ja kindlasti ta peaks olema nii-öelda keskmisest palgast nii-öelda kõrgem. Ja nagu välja ka toodud, et siis karjäärimudel välja töötada kiiremas korras ja see nii-öelda ellu rakendada. Ja kindlasti on ka nii-öelda erinevatele õpetajatele on siis määratud igasuguseid lisaülesandeid, mis ei ole ka nagu tasustatud. Et lisaks on nagu, tuleks seda koormust vähendada ja kõik need lisaülesanded, ma ei tea, näiteks klassivaataja ülesanne, need tuleb siis täiendavalt ka tasustada. Et hetkel on statistiliselt, kui ma õigesti mäletan, on nii-öelda
õpetajaks õppinud, kes asuvad tööle, siis lähima 2 aasta jooksul siis 1/3 enam ei jätka seal töötades. Et selles mõttes on ka kindlasti siin suur roll õppedistsipliinil, et millised klassikeskkonnad on, kuidas õpetajatesse suhtutakse. Et mina nagu jõustruktuuridest või politseikooli õppejõuna nagu saan öelda, et seal on teistmoodi natukene nagu karmima käelisemalt saad seal seda õpet läbi viia või öelda, kui ei meeldi minna ära, aga seda me ei saa teha üldhariduskoolides. Eriti Erliga nõus ja tegelikult on väga hea meel, et sa oled natukene vanemana inimesena siin, et sa suudad tegelikult selle ajahorisondi meie noortele kuulajatele tegelikult ette luua, et see on väga hea näide minu arust, et olen täiesti nõus, et lasteaiast kuni kõrgkooli lõpuni. Pakun konsultatsiooni eksperdina. Selge, aitäh. Mis on parempoolsete seisukoht? Jah, raske teema nõuab ka raskeid otsuseid. Kui praegu on haridusvaldkonna kulud, õpetajate töötasude kulude fond moodustab 60% sellest valdkonna kulust, siis meie soovime viia selle 70 peale, ehk siis 10% tõsta ja tõsta ka SKP-s haridust siis 6,5%-lt 6,6%. Et raske otsus, aga eks kuidagi tuleb ju need otsuseid teha ja see oleks minu poolt kõik. Need on meie suunad. Aitäh. Me liigume edasi praegu ühe seotud publiku küsimusega. Nimelt, nagu siin on paar korda juba kõlanud, noored on meie tulevik. Kuidas teie panustaksite just nimelt tudengite seisukohast õpetajate järelkasvu? Mida te teeksite selleks, et rohkem õpitaks õpetajaks? Võin vastata, see tegelikult seondub sellega, mis eelmise teemaga ja kuhu ma tahtsin lisada, et haridusvaldkond on Eestis üks konservatiivsemaid valdkondi. Et me räägime, kui innovatiivne riik me oleme, aga vaat see valdkond on see, kus me tegelikult oleme jäänud kinni eelmisesse sajandisse. Me räägime liiga vähe uutest lahendustest ja ma toon ühe konkreetse näite, mida teeb selline haridusvaldkonna iduettevõte nagu Edumus. Edumus siis tegelikult teeb seda, et ükskõik mis valdkonna spetsialistidel on võimalik koolides õpetada mingi paar päeva vähemalt kuus. Ja see on nagu konkreetne näide, kuidas on võimalik leevendada seda õpetajate kriisi, eks ju. Et ei pea olema ainult see kvalifitseeritud õpetaja. Et me peame mõtlema nagu selliste lahenduste peale. See on väga konkreetne näide. Nõustun, et tegelikult just kaasamine aitab ka noori kooli, et ma ise täitsa lambist hüppasin pea ees haridusmaailma, mõtlesin, et äge väljakutse, tahaks näha, kuidas see on. Ja ma olen ka oma sõpru sinna meelitanud, et ka Pärnus mul sõbranna töötab koolis nüüd ja nii edasi, et ma arvan, et asi ongi just selles katsetamises, et kui noortel on võimalus katsetada, kas või koolitunnis, kuidas on õpetaja, kuidas ta tunneb ennast selles rollis, siis ta saab otsustada, kas minna nagu kõrgkooli õppima seda või mitte. Et praeguseks ma näiteks tunnen, et mina ei taha kõrgkoolis õppida õpetajaks, ma ei taha sellega tegeleda, enne kui ma olen saanud poliitikas asjad korda. Aga mul on hästi hea meel, et ma tean seda, et mul oli võimalus katsetada, et kool tuli vastu ja andis mulle võimaluse, et jah, tule tegele meie lastega. Nagu see on nii äge ja tegelikult jah, just seda, et noortele anda see võimalus katsetada ja ka koolis võib-olla nagu tundides juba rohkem sellist rühmatööd, et õpilased saavad võtta selle õpetaja rolli. Et ma andsin ka hästi palju võimalust neil ise teha ettekandeid ja teisi õpetada ja proovisingi kogu aeg seda teha ja tegelikult neile väga meeldis see. Ja tegelikult hariduspsühholoogid ütlevad, see on ka see, kuidas päriselt õpitakse asju, nii et see on igatepidi kõigile kasulik. Lauri. Jah, et selles mõttes seesama, et anda noortele võimalus, võib-olla gümnasistidele võimalus siis ise õpetada, mitte minna päris kooli õpetajaks, aga kas või noori juhendada, kas või mingi ringi, on see siis mingi ring kuskil või mis iganes, et see on ka suurepärane võimalus saada see kogemus, sellega ma olen täitsa nõus. Ja seda peab ka kindlasti edasi viima. Teine asi, mis siin ka natukene nagu kõlas, aga ma olen selles mõttes nõus, et Eesti selline munitsipaal
haridusmaastik on veidi sellises nii-öelda natukene kivistunud olekus, et muutusi siin püütakse teatavas mõttes teha, aga need on, ütleme niimoodi, kui ma vaatan ringi, mida erakoolid täna teevad, siis seal on nagu väga huvitavaid ja uudseid lahendusi, mis tegelikult arvestavad sellega, et täpselt sama, et millal on õpilane kõige nii-öelda vastuvõtlikum, mis kellaajast, mis kellaaja, nii edasi. Kõik need on sellised momendid, mida peaks püüdma nii-öelda munitsipaalkoolidesse järjest rohkem nagu tuua. Aitäh! Ma alustan ühe lausega, mida ütles mulle üks tuttav ka kooli juhtkonnas olev inimene, kes ütles, et me oleme täna seal maal, kus me õpetame õpilasi 19. sajandi meetoditega, 20. sajandi õpetajatega tänaspäevases keskkonnas. Ehk siis me lähme tegelikult väga palju tahapoole. Mina arvan, et õpetajate poole pealt ja selle küsimuse poole pealt on hästi oluline ka kasutada neid võimalusi, mis on väljaspool kooli. Sa ei pea olema ilmtingimata kvalifitseeritud õpetaja, kutse on täiesti teine asi, kui on nagu lihtsalt õpetajaks õppimine. Meil on väga palju neid õpetaja pädevustega inimesi valdkondades, kus neid saaks hoopiski õpetajaks kutsuda, eks ju. Ja teine asi on noorsootöö ärakasutamine koolis. Mina arvan, et noorsootöö võimalused on ääretult ägedad. Need õpetavad noortele ka neid päriselu asju, mida nad täna koolis ei õpi, paratamatult, sest et õppekava on üks asi, muud kiired asjad, mis alati koolis vahele tulevad, on teine asi, aga neil oleks väga vaja ka seda, et nad tunneksid, et kui nad koolist ära lähevad, siis nad on valmis just ise otsuseid vastu võtma. See on praegu puudu. Mul on praegu väga hea meel, enamused laua taga istujad oleksid vist 100% nõus hääletama Keskerakonna haridusplatvormi eest vähemalt. Et kõik need teemad, mis siin ju välja käiakse, mis ime see siis nüüd on? Miks, Lauri, miks gümnasist peaks minema tundi andma? Seda võib teha 8. klassi õpilane oma loovtöö raames. See on ju rakendatud. Mina julgen öelda, mul koolis kõige noorem õpetaja on praegu 20-aastane, tõsi läks dekreeti. Mul 30 õpetajast 6 jätkavad praegult magistriõppes. On võimalik teha. Aga, siin on üks aga ka, seesamane hariduse komplekssus. Me panime õpetajate palgaga ühe pusle nurga jõle jäigalt paika ja nüüd ülejäänud pusle jääb vaatamata. Miks viimati Pärnumaal ühe gümnaasiumi juhtkonna konkurss jäi täitmata? Ei olnud kandidaate selle jaoks, et õpetajate palk on 1749 ja koolijuhile pakuti palka 1400. Ehk hariduse juhtimise kvaliteet. Kas haridusjuhte võetakse tänasel päeval tippjuhtidena või ei? Meil on 60, meil on 100 töötajat. Ma ei tea, 100 firmaga töötajaid Pärnumaal kui palju on, aga 100 õpetajaga või 100 töötajaga koole on Eestis ikkagi piisavalt palju. Parempoolsete soov on loomulikult see, et õpetajaid tuleks juurde ja me tahame õpetajate töötasusid tõsta, et see oleks õpetajatele motiveeriv ja just ka niimoodi oma kõrgharidust omandades, et juhtuks näiteks sellist asja, et õpetajaks tulev noor ei saaks kõrgemat palka kui juba oma magistrikraadi või kompetentsi omav vanem õpetaja. Et selle koha pealt me natukene lähme siin oponeerima, aga me toetame siis jah, et vanemad õpetajad saaks kõigepealt väärika palga. Aitäh! Ja nüüd, kas on veel repliike selle teema? Ma viimase teemaga, et see tegelikult on anomaalia süsteemis tõesti. Ikkagi, et inimene on 30 aastat, eks ju, õpetanud töötanud, et tema palk on sama, mis ütleme siis keegi, kes praegu just alustas. Et kui me siin Saksamaad või Suurbritanniat vaatame, siis seal sellist asja ei ole. Et see on, ma arvan ka, see on vale. Selge. Aitäh! Nüüd jällegi liigume edasi seotud teemal. Liigume edasi kõrghariduse rahastamise juurde. Mina lugesin neid erinevaid valimisprogramme ja tundus, et enamus erakondi soovivad jätkata ühel või teisel kujul selle tasuta kõrghariduse süsteemiga. Kas see nüüd vastab päriselt tõele? Siin Andres juba natukene käega niiviisi tegi žeste, aga
kas see süsteem peaks samamoodi jätkama, kas see peaks jätkama tasuta, aga kuidagi teisel vormil, kas see peaks jätkama hoopis kuidagi teistmoodi omaosalusel õppelaenudega? Sõna on teie. Otsa pealt, kuna ilmselt minu arvamus saab olema teistest erinev. Et meie usume tasulisse kõrgharidusse, me usume, et inimesed, kes soovivad kõrgharidust, peavad selle nimel ka natukene rohkem pingutama. Ja see on valus teema ja nõuab ka valuseid otsuseid, aga ma arvan, et riigi juhtimisel on see oluline, sest kui meil on praegu süsteemist puudu umbes 200 miljonit, siis me suudame selle õpetajate palga ja SKP tõusu tuua siis sellises dünaamilises võtmes välja, mis on siis õppetasud umbes 1000–1500 eurot aastas ja natukene ka tuleks vaadata üle siis õppelaenu reformi, et tööandjatel oleks rohkem maksesoodustusi ja ka teatud kohustusi seda õppelaenu kinni maksta. Me tahaksime, meie kui parempoolsete seisukoht on, lõpetan kohe ära, on see, et see hariduse tekk, mis on praegu hästi paks, et me ei sikutaks seda teiste arvelt maha, vaid et see tekk oleks õhem, efektiivsem ja jõuaks nende vajajateni, keda seda on vaja. Ja see õhem, aga laiem tekk ulatub siis riigiüleselt kõigile valdkondadele ja annab meie majanduskasvule edu. Jah, Eesti 200 programmis on sees see, et meie ikkagi toetame tasuta kõrgharidust, aga ülikoolidel võiks olla võimalus teatud juhtudel otsustada, milliseid, ma ei saanud eesti keeles öelda seda sõna, erialasid teha tasuliseks. Ja see kindlasti tooks lisaraha juurde, muidugi siin oli räägitud juba 200 miljonist, mis on puudu. Meie leiame, et väga oluline oleks luua erakondade ülene kokkulepe, läbi mille leitakse kõrghariduse ja teaduse rahastamiseks see lisaraha. Muidugi kõrghariduse rahastamine on meil sees üleüldiselt hariduse nii alg- kui ka keskhariduse rahastamise mõttes, kus me siis tahame leida 250 miljonit lisaraha, mis siis samuti pakuks seda kvaliteetset kõrgharidust. Viimase asjana ma tahaksin lisada siia juurde, et tegelikult tuleks üleüldiselt üle vaadata erialad, mida meie kõrgkoolid ja ülikoolid hetkel pakuvad. Et paratamatult on väga palju selliseid erialasid, mis tegelikult ei täitu. Kohad on, aga inimesi ei ole. Ehk siis vaadata need üle ja vajadusel teha mõned muudatused. Aitäh. Hästi pisike lisakommentaar, et ei jääks muljet, et me nüüd soovime täielikult kõrgharidust tasuliseks muuta, vaid et riiklikud tellimused peaksid jääma, arstid, kes iganes, et nende puhul me leiame, et on põhjendatud tasuta kõrghariduse saamine, sest igal eestlastel peab olema võimalus Eestis kõrgharidust omandada, lihtsalt valdkonniti. Rohelised toetavad tasuta kõrgharidust ja lisaks ka siis õppejõudude väärtustamist, et kui enne toodi välja õpetaja versus koolijuhi versus tegelikult ülikooli õppejõudude palk on neist kõigist veel madalam. Et selles suhtes, et nad ikkagi on doktorikraadiga ja panustavad palju meie ühiskonna arengusse ja iga euro, mis haridusse panna, tegelikult toob ühiskonnale tagasi, et isegi kui need ei ole võib-olla kõige majanduslikult kasulikumad ettevõtted või erialad, siis tegelikult mingil määral need ikkagi panustavad, kas või inimeste enda headusega. Ja jah, ma arvan, et see ongi kõik. Me toetame väga, võib-olla rahastuse mõttes, et me toetame ka progressiivset maksusüsteemi, et tegelikult see raha ikkagi liiguks ka ümberjaotussüsteemi sisse rohkem. Et tegelikult meil oleks vaja tõesti suurendada tulusid. Kõigepealt tuleks läbi mõelda jälle pikemas plaanis kõrghariduse mõiste. Kui me vaatame praegult, ütleme elukestev õpe, ta on küll väga palju praegult niisuguse loosungiga. Minul on 2 erinevat kõrgkooli aja jooksul läbi käidud 2 magistrikraadi, ilmselt tuleb veel 3. võtta. Kui vaatame OECD-d aastal 2030 Learning Compass, mida seal pakutakse, siis tegelikult baka on ju default haridustase. Varsti me oleme jõudmas sinna.
ja see tuleb teha hoopis paindlikumaks. Seesamane kõrgkoolide õppekava, mis on praegu suhteliselt jäik, mookkursused on olemas. Nüüd on need või mis need on, kraadiampsud asjad, mis on olemas. Mikrokraadid, jah, aitäh. See tuleb teha oluliselt paindlikumaks ja läbi selle on võimalus pakkuda ka tööturul olevatele inimestele hariduse omandamise võimalusi ja nii edasi. Nii et ikkagi jälle, mis on aastal 2035, mitte mis on praegult. Sotsiaaldemokraadid toetavad tasuta kõrgharidussüsteemi jätkamist. Sotsdemmide ettepanek on ka suurendada rahastust, mis läheb siis teadus- ja arendustegevusse 5 aastaga 3% SKP-st. Täna me vaidleme, et kas me saame, et oleks 1%, aga muide, sotsdemmid ütlevad, et 1%, aga riik ülejäänud tuleks siis koostöös eraettevõtlusega. Nii et me peame rääkima sellest sünergiast, eks ju, üha rohkem. Tallinna Tehnikaülikool on tegelikult päris hea näide, kus ülikooli ja ettevõtluse vahel on päris hea koostöö. Nüüd teine, ma toon jälle natuke rahvusvahelist mõõdet siia. Eesti elanikkond, eks ju, 1,3 miljonit. See on Londoni paar linnaosa. Nüüd Londoni paaris linnaosas ei ole nii palju ülikoole. Et me peame tahes-tahtmata mõtlema, esitama ka selle küsimuse, kas meil on tegelikult vaja dubleerimist, eks ju. Et mingid erialad, mida üks ülikool tegelikult väga hästi teeb, et kas seda nagu dubleerida. Tartu ülikool on täna ikkagi Eesti parim ülikool. Ta on rahvusvaheliselt nüüd tõusnud juba mitu aastat, ta on täna 300 parima ülikooli hulka jõudnud. Et võiks vaadata, eks ju, et see on see standard ja kas me saame nagu suurem sünkroniseerida võib-olla erialade ja võib-olla ka mõned ülikoolid veel kokku panna. Aitäh. Aitäh. Reformierakonna seisukoht on ilmselgelt ka see, et oleks olemas tasuta kõrghariduse võimalus, küll aga selle erisusega, et esimene aste ehk siis bakalaureuse kraad. Ja teisalt selle sama mõtte ajendil võiks ju ka mõelda tegelikult tudengite peale. Ehk siis selle koha pealt just, et millised on need õppelaenu tingimused, tagasimaksmise nagu tingimused ja nii edasi. Et lisaks sellele, et me räägime, et meil on kvaliteetset kõrgharidust vaja, meil on tore, kui meil on väga palju haritud inimesi, me peame ka mõtlema selle inimese peale, kes seda haridust omandab. Et eks meil ilmselgelt on ka see probleem, mis tuleb tasuta asjadega tihti. Ma küsin korraks vahele, aga mida see tema jaoks tähendab? Sa mõtled nüüd? Tudengit. Mida tähendab kõrgharidus? Mida tähendab see näiteks, et ta peab magistriõppe jaoks võtma õppelaenu? Missugused on need tingimused, mida Reformierakond siis sooviks sinna? Ma nüüd jään sulle selles mõttes veidikene keerulisse olukorda, et nii täpselt ma sellesse teemasse süübinud ei ole, küll aga ma tahaks seda välja tuua, et kõrghariduse omandamise juures on veel see probleem, et nagu ikka tasuta asjade pärast, nagu tasuta asjade juures väga paljud inimesed lähevad, inimesed ei lõpeta. Et tegelikult see võiks ka vähendada seda probleemi, et kui sa lähed ülikooli, sa lõpetad baka ära, siis sa mõtled päriselt läbi, kas sul on seda magistrit vaja, millistel tingimustel on sul seda vaja ja tegelikult see ka nagu toob ju meile juurde siis neid spetsialiste, kes tegelikult meil on ka puudu, sest ega paratamatult ka sellise haridussüsteemiga ma ütleks, et tuleb juurde rohkem neid läbimõeldud otsuseid, mis praegu on puudu. Aitäh. Jah, kõrgharidus vajab kindlasti tänases seisus nii-öelda põhjalikku mõtestamist ja lisarahastamist. Tasuta kõrgharidusega on mõistlik jätkata, sellepärast et ega noor inimene, kui ta peale kõrgkooli ellu astub, ei peaks maadlema kohe mingisuguse võlakoormaga. Tal on nagu veel 100 asja, mis tal kohe siis kaela tulevad, et eluase ja kõik muud küsimused. Et kindlasti mikrokraadid siin sai nimetada, et see asi on kindlasti tulevik. Pärnu kolledž sellega juba tegelikult on ju algust teinud. Ja ma arvan ka, et üks osa kindlasti rahastusest saab olema see, et need, kes on juba teatava elustandardi ja nii-öelda oma nii-öelda eluga järje peale jõudnud, et need saaksid raha eest siis ikkagi ennast täiendada. Et see võimalus peaks kindlasti olema ja aitama siis ka ülikooli nii-öelda rahastada. Nii et ütleme niimoodi, et jah, eelkõnejatega muus osas suuresti nõus. Eestis on 18 teadus- ja kõrgharidusasutust, millest 6 on siis avalik-õiguslikud ja ülejäänud siis nii-öelda riiklikud rakenduskõrgharidusasutused. Ja täna nii-öelda, kui me vaatame kõrghariduse rahastamist, et kuidas see nagu protsess on, et väga palju saab nii-öelda
haridusasutus ise tulu teenida, aga ennekõike on ta ikkagi riigieelarvest sõltub. Ja energiakandjate kallinemise tõttu täna on nagu väga raskes seisus kogu meie kõrgharidussüsteem, et põhimõtteliselt aastatega on tulnud koolidele miljoneid eurosid kallinenud kogu haldustasud ja seetõttu on nagu väga oluline nagu kogu selles süsteemis siis ennekõike sellest hakata pihta, et tulla nende energiakandjate nagu hindades alla ja siis muud süsteemid. Aga meie nagu seisukoht on ka, et selles vaates ikkagi kõrgharidus meie inimestele peab olema tasuta ja ennekõike siis vaadata üle need õppekavad, et ehk siis need oleks meie riigi heaks suunatud. Et ühe näitena lihtsalt toon kiiresti, et kui meil täna minnakse õppima arstindust, Eestis saab palka arst suurusjärk 2000 eurot, ütleme keskmiselt, õpib tasuta meie maksumaksja kulul ja läheb ära Soome, kus on 20 000 eurot kuupalk. Et selles vaates on väga palju veel lahtiseid otsasid küsimusi, kuidas neid teha. Meil on väga palju mõtteid ja plaane, et hetkel sellest siis pikemalt ei saa. Aitäh. Kõrghariduse teemal üks küsimus publikust ka. Paljud noored lähevad välismaale õppima kõrghariduses, aga ei ole Eestis õpitavate alade kogus suur. Näiteks Inglismaal on olemas valdkond nagu filosoofiline matemaatika, mida Eestis ei eksisteerigi. Esiteks, kuidas seda mahtu tõsta ja teiseks, kuidas kindlustada see, et välismaal õpitud valdkonna haridusega noor ei jätaks Eestisse tagasi tulemata sellepärast, et ta ei leia siin tööd lihtsalt selles valdkonnas, mis ta siis välismaale, millest ta kõrghariduse omandas. Ma annan kohe Renatale sõna, sellepärast, et Eesti 200 programmis on mingi umbes selline punkt ka sees, ma tean. See natukene läheb kokku sellega, mida ma juba eelnevalt mainisin, et me peaks kriitiliselt üle vaatama Eestis pakutavate õppekavade sisu. Et paratamatult meil on palju õppekavasid, mis ei täitu. Ütleme niimoodi, võin siin öelda natukene vabamas vormis, et päris palju olen ka mina oma sõpradega rääkinud, et teinud nalja ja öelnud, et mis tegid, läksid töötuks õppima või midagi, et see kõlab nagu halvasti, aga see on nagu paratamatu, et on ju meil neid populaarsemaid erialasid ja siis on kahjuks need erialad, mis võib-olla jäävad natukene tagaplaanile, sest nad ei ole ka suures kontekstis või suures pildis tööturul kõige populaarsemad. Et siis võib-olla saaks selle probleemi natukene lahendada sellega, et me vaatame üle need õppekavad, vaatame, mis on täituvus, mis on õppekavade tagasiside, sest õpilased ju annavad tegelikult tagasisidet pidevalt oma õppe jooksul ja ka lõpetades. Ja sellest tulenevalt võib-olla võtaksime eeskuju siis välisriikidest, vaataksime, mida seal pakutakse. Kui on inimesed, kes väga kõva häälega ütlevad, et ma õppisin filosoofilist matemaatikat ja ma tahaks, et Eestis seda võiks ka õpetada, siis seda saab ju alati arvesse võtta. Et siiani ilmselt seda nii palju tehtud ei ole. Kõigepealt ma arvan, et see, et Eesti üliõpilased õpivad väljaspool on hea. Ma olen ise elanud Eestist eemal 14 aastat ja see kogemus, mis sa mujal elades saad, on väga-väga hea ja kasulik, ma arvan, sinule. Ja kui sa tuled Eestisse tagasi, sa saad ju seda rakendada siin. Et meil ei olegi kunagi võimalik kõike siin pakkuda. Lihtsalt fakt on see, et Inglismaa ja Ameerika Ühendriikide ülikoolid on maailma parimad. Ülikoolid on maailma parimad, see on fakt. Nüüd küsimus tõesti, et kuidas need meelitada Eestisse tagasi. Ega nüüd võluvõitsa ei ole. Mina tulin ise, eks ju, aga paljud ei tule tõesti, et kui neil ei ole rakendust. SOTSTEM-ide programmis on muide konkreetne asi sees, ettepanek, et loome koostöös ettevõtetega programmid siis väljaspool Eestit kõrghariduse ja teaduskraadi omandanud üliõpilaste naasmiseks Eesti teadusasutustesse ja tööturule. Nii et on konkreetne, kuidas ettevõtetega teha. Et see on nüüd nagu laiem küsimus, kuidas eestlasi tagasi meelitada. Minu ettepanek on tegelikult see, seda ei ole programmis, see on mu isiklik, et luua spetsiaalne agentuur, mis ainult sellele nagu pühendubki, et aidata eestlasi tagasi tulla ja luua neile see infovahetus ja paremad võimalused, et nad naaseksid. Aitäh! Ja küsimus, ja ma seoksin selle nüüd küll Pärnumaaga ära. Ma jätan programmid praegult ja platvormid kõrvale, räägime elust endast ka. Teie käes, head saalisolijad, on praegult need mõtted. Pärnu pärast Rail Balticu valmimist. Ehk elukeskkond, hooliv,
võimalus oma lapsi siin koolitada, ilus keskkond, puhas, meil ei ole maavärinaid, mürkmadusid, Riia ja Tallinna lennuväljad jäävad Rail Balticuga mõlemad tunni aja kaugusele. Need on need asjad, mis peaksid edaspidi hakkama tooma ka väljamaalt tagasi. Jah, et mina ei ole küll välismaal õppima käinud, aga ma olen suhteliselt palju välismaal rändanud, erinevates riikides tööd teinud ja ma olen ikkagi jõudnud tagasi koju ka. Ja ma olen statistiliselt öeldakse, et tegelikult kõige enam mõjutab noori tagasi tulemus see, et kuidas kui palju nad said lasteaia, põhikooli või ja ka gümnaasiumi ja just seda teadma oma juuri, et see koduloo uurimus, et nad teaksid, kes nad on, kust nad pärit on, et need protsessid ehk siis varasemas nooruses tehtud asjad mõjutavad seda, kuidas nad käituvad võib-olla vanemaks saades. Nii et selles mõttes ma ütleks, et tuleb kindlasti panna rõhku sellele, et mida ja mis on see õppeprogramm põhikooli astmes suures pildis ja las noored käivad mujal maailmas ja kindlasti tasub rääkida ka nendel teemadel, et mingit tagasipöördumise programme luua, et see on ka väga okei. Aitäh! Mulle selles mõttes väga meeldib see küsimus, et kuna Erasmus Plus programm on minu igapäevasel töölaual, siis mina igati pooldan noorte igasugust rändamist ja kogemist välisriikides. Ja ma kindlasti ütleks siia juurde ka samamoodi, et see ju tegelikult ei puudutagi, see puudutab riiklikku tasandit, aga see puudutab ka meie maakonda ja tihtipeale tegelikult on hoopis see mure, mis sa ka välja tõid, et sul ei ole seda kuskil rakendada, aga kui me Eestis ei tea, et meil on üks inimene, kes sobiks sellele kohale ja sa oled seal kuskil tuhandete kilomeetrite taga, siis meil ongi keeruline seda töökohta luua juhul, kui me ei tea, et sa eksisteerid. Et selles mõttes see on iga inimese personaalne otsus, kus tema otsustab oma kodu rajada. Ilmselgelt sellel ei ole ainult, ega töökoht ei ole ainus nagu pärusmaa, sul on veel personaalne elu ka, on ju partner. Tegelikult me räägime ka abiellumise võimalustest, muudest asjadest, mis Eesti-sugusel riigil võib-olla mõningasi piiranguid seavad, nagu kui me räägime üleüldiselt nendest, kes välja lähevad. Ma ka pooldan väga välismaal õpet ja see paindlikkus tõesti on nagu märksõna siin, et kui sa tagasi tuled, siis võib-olla nagu see tugi, et saad nagu rakendada ennast. Aga siin kohapeal ma küsikski, et kas meil on vaja nagu nii palju töötada kogu aeg, et ainult töö pärast õppida, et õppida võib ju ka teistel eesmärkidel ja tegelikult õppides filosoofiat, sa õpid lihtsalt nagu maailma mõtestamis ära ja sa võid töötada kuskil ma ei tea, majandusettevõttes ka, sest sa lihtsalt oskad mõelda ja analüüsida ja see ongi see, mida me peame ka nagu kõrgkoolis ka, ma läksin magistrisse keskkonnajuhtimist õppima ingliskeelsele õppekavale, Eestis küll, aga ma tundsin ikkagi, et mul ei ole nagu rakendust sellele pärast. Keskkonnajuhtimine poliitikas väga hästi sobib, aga mul ei ole rakendust sellele ja ma ikka istun, kuulan loengus, et meil peaks just olema seda nagu õpet, et sa ise oskad analüüsida, ise luua endale töökohti, mitte otsima hakata töökohti, aga luua, et otsida neid võimalusi ja õppidagi nagu analüüsima, looma ja nagu päriselt mõtlema, mitte lihtsalt, et ma oskan Exceli tabelid nagu liigutada magistrikraadiga. Et see peaks haridus olema natuke teistsugune. Nii, ma annan sõna nüüd Andresele, ma näen juba, et Lauri ja Silver tahavad ka veel öelda midagi, aeg surub peale, liigume pärast edasi järgmise teemaga. Mina ja meie erakond toetame kindlasti välismaal õppimist ja tulin isegi paar nädalat tagasi alles Erasmus Plus projektist, nii et vinge. Mis puudutab nüüd seda olukorda, kui sa jõuad tööturule tagasi, ma räägin hästi lühidalt selle loo, mis mind tabas, kui ma olin enda kõrghariduse omandanud, rändasin samamoodi maailmas natukene ringi, tulin Pärnusse ja minu erialal tööd ei ole. Mis ma teen? Lähen töötukassasse. Tore, et tulid. Läksin uuesti. Tore, et tulid. Siis ma juba sain nagu kurjaks, et siis mõtlesin, hea küll, et andke mulle siis mingi töö. Et ma tahan saada Eesti esimeseks kosmonaudiks. Et see ei olnud küll minu haridus, aga mis nüüd saab, kuhu kooli te mind suunate või estonaudiks. Et see oli siuke nagu väike flip-off neile lihtsalt selle eest, et süsteemi ei toimi. Ma olen ülekvalifitseeritud ja ma jõuan kodumaale tagasi ja mul ei ole tööd. Mis ma pidin tegema? Ma pidin ise ettevõtjaks hakkama. Hakkasin ettevõtjaks ja seda toetavad ka parempoolsed
et ettevõtjad ja ettevõtte keskkond peab olema soodustav kõrgharidusel töötamisel. Et paratamatult tuleb ohjad enda kätte võtta. Aitäh teile nende suurepäraste vastuste eest. Me teeme nüüd jällegi ühe põike täiesti uude teemasse. Kahjuks selle jaoks on meil jäänud üsna vähe aega, aga see on oluline teema sellegi poolest. Nimelt tahaksin küsida vaimse tervise kohta seoses noortega. Ja siin ma avaksin publikust tulnud küsimusega. Milliseid noorte vaimse tervise toetamise meetmeid saaksite edasi arendada, ning kuidas võidelda spetsialistide põuaga? Sellega, et psühholoog ja terapeute on vähe ja noor jääb vajalikul hetkel abita. Kaia, Laura ja sealt edasi juba Käte-Meri. Ma olen hästi palju sellele mõelnud, sest ma lihtsalt mind teeb ülikurvaks, kui ma näen noori säravaid, rõõmsaid inimesi lihtsalt depressioonipille võtmas. Ja bioloogina minu jaoks vastus on see, et meie kõige parem terapeut paistab seal täpselt akna taga ja me peaksime kõik tegelikult hetkel õues olema ja D-vitamiiniga ennast laadima, sest depressioonimäär ja madal D-vitamiini tase kehas on väga seotud ja kui nüüd mõelda meie igapäevaelu peale, siis kell 8 hommikul, kui kooli on vaja minna, siis on pime ja kui me sealt koju tagasi tuleme, on pime, nii mitu kuud järjest. Ja kui me lähme koju, siis me istume ikkagi teleka ees või ekraani taga või midagi nagu me ei käi väljas. Ja see on minu arust nagu üks suurimaid põhjusi, miks meil on nagu nii suur vaimse tervise kriis. Me lihtsalt ei saa piisavalt D-vitamiini, päikest, liikumist, vabadust, õhku, hapnikku, et siuksed avatud kasvuhoone kogukonnaaiad linnaruumis koolide juures. See on täielik utoopia, aga see on see võluvits, mis minu arust tegelikult aitab meil ka puhtfüsioloogiliselt lihtsalt õnneni jõuda. Me lihtsalt saame bioloogiliselt õnnelikaks. Aitäh! Mina tuleksin ka vaimse tervise esmaabi juurde, sest see on midagi sellist, mida õpetajad hetkel nii hästi ei oska, mida peaks kindlasti õpetaja nagu täienduskoolitusena läbima. Tegelikult ka õpilased, sest õpilastel on kõige parem suhe oma eakaaslastega ja neil oleks need oskused ääretult vajalikud. Mis ma veel siia juurde toon, mis ka programmis minu arvates väga ilusasti on lahti kirjeldatud, on huvihariduse ja noorsootöö väärtus. Ütleme, tugispetsialist või toetaja rollis ei pea olema ilmtingimata psühholoog, psühhiaater. Alustuseks võiks olla näiteks noorsootöötaja, kellel on tegelikult olemas vastavad pädevused. Ja teine mure selle juures on see, et kui noorsootöös on klient kuni, ütleme, Eesti riigi seaduse järgi 26-aastane, Euroopa järgi 30-aastane, siis noor läheb ära koolist, kui ta on 16. Ja kui ta ei ole sinna maale kokku puutunud, et meil on olemas noorsootöötajad näiteks, kes saaksid teda toetada täpselt nende samade probleemidega, et tuled tagasi, sul ei ole tööd, blablabla, kõik probleemid on nagu kuhjunud, siis noorsootöötaja on see, kes saaks teda toetada. Nii et jah, ma arvan, et vaimse tervise esmaabi, õpilaste ja õpetajate omavaheline suhe ja noorsootöötajate rakendamine ka koolikeskkonnas. Ma kohe tahan öelda, et ma olen Lauraga siin täiesti 100% nõus. Lisan veel seda, et mul on tegelikult hea meel, et vaimse tervise teemadest rääkimine ei ole enam tabuteema meie ühiskonnas. 10 aastat tagasi, kui mina olin veel gümnaasiumis, siis need kõik samad probleemid eksisteerisid, aga need tegelikult ei eksisteerinud, sellepärast, et sa ei rääkinud nendest või sa rääkisid nendest teiste sõnadega. Ja nagu ma juba enne mainisin enda kogemusest õpetajana, väga raske oli tegelikult tegeleda oma õpilaste probleemidega, mis tõttu ongi väga-väga oluline, et personal saaks selle vaimse tervise esmaabi. Laura mainis noorsootöötajaid ideaalne huvihariduses, samamoodi meie noored, lapsed ja noored veedavad väga-väga palju aega erinevates huviringides ja kus veel nad peaksid selle abi saama, kui mitte sealt. Ja lisaks sellele ma tahtsin veel öelda, et ma arvan, et riiklikul tasandil erinevad kampaaniad, peaasi teeb ideaalseid kampaaniaid hetkel, aga teeme veel rohkem. Väga palju me ju näeme, et see COVID-i aeg mõjutas seda, kuidas tegelikult eriti meie noorte inimeste vaimne tervis, meie kõigi vaimne tervis tegelikult muutus või vaimse tervise probleemid süvenesid ja mida rohkem me teadvustame seda, mida rohkem me teadvustame probleeme, seda lihtsam on seda abi leida. Jah,
väga õige tähelepanek, et loodus on tegelikult see, mis meid väga palju ravib, et see ei ole see, et me oleme siin selle välja mõelnud, see on tegelikult mõõdetud ära, et need inimesed ja need noored, kes ikkagi rohkem viidavad aega õues või eelkõige ka sellises looduskeskkonnas, seal on kohe hulga vähem küsimusi, aga nendes asjades on väga mitmeid erinevaid kihte, et üks on see, et rohkem tuleb hoolitseda selle eest, et noored ja lapsed ja täiskasvanud veedaksid aega rohkem õues. See tähendab head kvaliteetset ruumiloomet, eelkõige linnakeskkonnas, et oleks need võimalused, oleks selline kutsuv, siis kindlasti see sama noorsootöö, et sinna on vaja rõhku panna, ma täna näen ja olen nõus sellega, et seal ei ole selline nii-öelda, ei ole tugevatel jalgadel veel, et seda on vaja veel edasi arendada. Ja minu poolt kõik hetkel. Ja rääkisin enne sellest, rääkisin koostööst, võimestamisest. Me tihti püüame jalgratast leiutada, aga ei vaata seda, et ka kodanikuühiskond on juba loonud lahendusi. Täna on meil väga palju programme, vaikuse minutid, hooliv klass, meie maailm, hoolivad isad, räägime lastest nii edasi. Võimestame ju kõigepealt paremini juba neid, kes teevad, kes aitavad nende probleemidega võidelda. Nüüd teine asi, tõepoolest õpetajate, noorsootöötajate parem koolitamine, et nemad saaksid seda abi anda. Kolmandaks, kättesaadavus ikkagi perearstikeskustesse peaks olema juba võimalus, et sa saad abi. Ja fakt on see, et meil napib psühholooge. Eks ju, nii et see on jälle koht, kus on vaja raha juurde, on vaja koolitada juurde, aga psühholoogide lisaks tõepoolest me peame vaatama, et ka terapeudid näiteks võiksid teatud teenused osutada, et kui ta ei ole nii kvalifitseeritud, aga ta saab mingit abi osutada, aga see peab olema mingisugune hindamiskriteeriumite alusel, mitte iga ei hakka, eks ju, seda abi nii-öelda pakkuma. Ja neljandaks muidugi on ikkagi see, et lõppkokkuvõttes ükski raha ega ametikoht ei lahenda, ka ühiskonnana me peame olema lihtsalt empaatilised, mida toetame üksteist rohkem. Ja siin ei ole majanduskasv ei aita, nii et ühiskond peab olema lihtsalt empaatilisem, aitäh. On niisugune tunne, et tule kustutamine käib praegult. Ja vaadata tuleks ikkagi praegult jälle mitte probleemi, vaid tuleks vaadata õiget probleemi. Need on kaks täiesti erinevat asja. Ja praegusel juhul on Keskerakonnal ainukesena sisse kirjutatud hariduslugu kui niisugune pikem vaade, ehk siis õppekavad lasteaiast alates, kuni siis tegelikult jõudsime järeldusele, et kõrgkoolideni välja on vaja lahti võtta ja see peab minema inimese keskseks. Et meil räägitakse kuidagi omapäraselt, et kas laps on lasteaia küps ja kooli küps. Tegelikult tuleks ju küsida niimoodi, et kas lasteaed on küps seda last vastu võtma, kas kool on küps seda last vastu võtma. Ehk see niisugune hoolivus ja näoga peaks olema kõik otsused peaksid olema inimese poole. Täiesti nõus, et kõik need probleemid on olemas, need valdkonnad vajavad täiendust, aga lisalt siia oma arvamuse, nüüd võib-olla see ei ole meie erakonna arvamus, aga ärme näe ka tonti, kus seda võib-olla liiga palju pole. Et ma ei väida, et vaimseid probleeme ei ole, kindlasti on. Kui me seda võimendame ühiskonnas, siis see muutub võib-olla populaarseks ja see tekitab neid probleeme juurde. Et noored on väga kaasa minevad ja väga haavatavad sellele. Ma ise näen, et meil on tegelikult töövahendid selleks olemas. Õues sama ilm, eks ole. Sport täpselt samamoodi. See, et me saame ärevusi maha spordiga, inimestel oleks võimalik ennast kultuurselt väljendada. Ma toon lihtsalt näite enda pealt ja ma ütlen ausalt, see on minu seisukoht. Et mina olin noor punkrokkar 16-aastaselt ja mul oli väga palju probleeme. Kui mul oleks olnud kitarri, mida kätte anda, ma ei kirjutaks tänaseni laule. Et see minu jaoks on puhtalt eneseväljenduse viis, kuidas ennast niimoodi väljendada. Et ma leian, et tööriistu on veel peale selle, et tugevasti nüüd noori mõjutada. Et selles vaates vastupidiselt selline koolikiusamine ja nii-öelda noorte siis psühholoogiline valmisolek või psühholoogiline mõjutamine on tegelikult päris suur probleem.
Ja minu meelest algab see kõik ka sellest, et märkamine, et noh, kui me täna räägime õpetajatest, kes on nii-öelda läbipõlemise ääre peal juba, et teenida seal raha, teenida inimesi klasside suurusi vaadates, et täna nagu ei olegi seda vaadet, et keegi nagu märkaks seda, sellele viitaks või selle probleemi nagu välja tooks. Aga kindlasti nagu on ka välja toodud, et see noorsootöö ja huviala haridus, et noortele mis enam kõnetavad tänases vaates mingid teemad, et just seda huviala haridust siis suurendada ja ka täiendada. Mul on lihtsalt kiire repliik, et ainult sport ja ilusilm ei aita. Täna 200 noort teeb enesetapu Eestis. Väga vähe räägitakse sellest üldse. Et ikkagi me peame olema võimalused, kus inimestel on võimalus rääkida ja et neid üldse kuulatakse. Minu enda kogemus on see, et kui ma läksin Eestist ära, mul oli ka vaimse tervisega probleeme. Üks põhjus on, miks ma Eestist ära läksin. Tol ajal ei olnud absoluutselt võimalik rääkida ja ma läksin ühiskonda, mis oli võib-olla natuke vanem ja küpsem, kus ma sain oma muredest rääkida inimestega üldse esimest korda, mida ma ei julgenud siin üldse tehagi, kaasa arvatud sõpradega. Nii et see inimlik kontakt on ikkagi lõppkokkuvõttes kõige olulisem. Siin ei aita enam see, kus päike paistab, kui inimene tahab enesetapu teha, eks ju. Et seal on nagu palju teisi lahendusi. Aitäh. Ka kiire repliik veel, 200 suitsiidi. Mille järgi täna noore edu mõõdetakse? Mille järgi mõõdetakse tema ühiskondlikku positsiooni? Need on riigieksami tulemused. Ja elus on tööandjad pärast need, kes on lõpetanud 3-dega, kes suudavad luua väga hea võrgustiku, kes suudavad teha koostööd. Veel kord, kogu hariduse õppekavade temaatika on vaja pea pealt jalgade peale inimese keskseks pöörata. Oma eelnevas kommentaaris pisendada kuidagi koolipsühholoogide või noorsootöö seda vajalikkust. Ma leian, et see on väga oluline, et on need inimesed, kellega rääkida. See on väga oluline. Ma lihtsalt tõin näite, et meil on ka tööriistad olemas, mis on meil silme ees. Aitäh. Mina tooks veel siia juurde tegelikult vanemad. Olles lihtsalt väga palju noortega kontaktis, kellel on probleeme, kes on neid julgenud jagada siis minusuguse spetsialistiga, kes ei ole kuidagi kooliga seotud või ei ole lapsevanem, siis peamine asi, mida mina kuulen, on see, et aga vanem ei usu. Aga vanem nagu arvabki, et ma tahan tähelepanu, aga ema ütleb, et mul tegelikult ei ole probleem, ma ei pea tegelikult psühholoogi juurde minema. Et tegelikult noored on nagu niivõrd teadlikud nendest võimalustest ja ka koolides ju räägitakse, ma olen väga tänulik sellele, aga ütleme siis vanem põlvkond ilmtingimata ei tule sellele järele, et see on ka paratamatult selline lapsevanemaks olemise oskuse puudumine, et me oskame kuulata avatud südamega, päriselt kuulata neid noori, neid probleeme, mis meil tegelikult nina all on, sest tihtipeale need probleemid algavad ju kodust, need algavad sellest, et see noor ei tunne ennast hästi, aga kui see lapsevanem ei ole valmis teda toetama, siis kes teine peaks või kus see nagu usaldus peaks ka tekkima teiste spetsialistide juurde, et mingi hetk vaimse tervise murega tegeleda? Ja ma olen ülinõus sellega, et meil on ka muid asju vaja, nagu avatud ühiskond on võti ja lihtsalt õues. Ma ei mõtlen lihtsalt võib-olla seda, et me peaksime rohkem päikse käes olema üleüldiselt, vaid lihtsalt, et meil võiks olla aega inimestega kokku saada. Kas me peame 8-5 jooksma nagu hamstrid? Kas me päriselt peame seda tegema 23 aastal 2023, kui meil on juba tegelikult iseteeninduskassad ja asjad, me ei pea tegelikult nii palju töötama. Me saame võtta aega ennast harida, kuidas teisi hoida, kuidas ennast hoida ja nii ongi tegelikult meil rõõmsam ühiskond. Ja päike on ikkagi oluline. Päike on oluline. Nii, aga siit ka minu jätku küsimus, et me oleme nüüd kuulnud palju ilmselt häid lahendusi selle kohta, kuidas vaimse tervisega tegeleda, kuidas inimesed saaksid ise vaimse tervisega tegeleda. Aga teie olete täna siin selleks, et ennast tutvustada, ennast reklaamida valijatele, mida teie teeksite selleks, et rahval oleks vaimse tervisega paremad lood, et noortel oleks lihtsam kas leida ise lahendusi või siis tõesti mingisugused abimeetmed teie ehk siis riigi või parlamendi või mille iganes poolt. Laura, siis
mina ikkagi rõhutaks ka, kui me räägime olemasolevatest tööriistadest, siis samamoodi peaasi ja see vaimse tervise esmaabi. Mina olen selle koolituse läbi teinud, ma ei ütleks, et see oleks mingi mega moment mul olnud, aga kui iga inimene sealt läbi käiks ja mõtleks nende nagu mõtete peale, mis nad seal jagavad, siis oleks meil paratamatult natuke avatum hoiak ka nende probleemidega tegeleda, sest inimesed kardavad neid probleeme, sest nad ei tea, mis edasi saab. See ehmatab, kui keegi ütleb, mul on depressioon. Mis nüüd saab, et eriti noorte ja laste puhul, eks. Ja ega paratamatult me peame ka rõhutama seda, et see vaimne tervis on päris probleem, et sellega peab päriselt tegelema, sest siiamaani ei ole see ju tegelikult hoiaku mõttes, ma ütleks inimestele veel üle kandunud. Sellega läheb veel väga palju aega ja kindlasti ka selline riiklikul tasandil informeerimine, et need on päris teemad, on ääretult oluline. Ja see info vahetamine on paratamatult ka esimene samm, sest ega inimeste pähe ei saa kuidagi kulbiga seda vaimse tervise tarkust valada, kui saaks, oleks meil ju hästi justkui. Ma arvan ka, et see praktikad, igapäevased praktikad, nii nagu me peseme hambaid, nii me tegelikult võiksime ka mediteerida ja roheliste programmis on ka sisse kirjutatud, et kooli vahetundides ja kehalise kasvatuse tundides võiks rakendada joogat ja mediteerimist. See on vabatahtlik, mitte kohustuslik, aga lihtsalt koolitadagi siis inimesi välja, kes oskavad teisi koolitada neid väikseid abivahendeid kasutama, sest ma ei oleks siin, kui ma ei oleks avastanud enda jaoks mediteerimist ja joogat. Ja ma arvan, et kui me suudame ennast aidata, siis me tegelikult suudame ka teisi aidata ja just õpetadagi igaüks ennast kõigepealt aitama, et aidata teisi. Ma ei tea, kas ma sain küsimust õigesti aru või, et niisugune väike ime küsimus, et mis võiks olla. Ma olen 6 aastat olnud Eesti Mentorite Koja liige ja ma korra viitasin juba, et väga palju tegeletakse probleemidega. Mentor tavaliselt on see, kes aitab üles leida õige probleemi. Minul oleks üks lihtne ettepanek. Kõik Riigikogu liikmed, kes saavad valitud, võiksid 1 aasta olla coachiva mentori toel. Ma võib-olla lähen natuke laiemalt. Ma enne mainisin empaatiat. Mina seisan ühiskonna eest, mis väärtustab vabadusi, empaatiat ja kus inimest väärtustatakse. Ja ma olen vastu sellisele ühiskonnale, kus on loodud mingisugune kitsas narratiiv, et sa pead olema see, kindel see. Kui me vaatame ühiskondi, mis on edukad, need on vabad ühiskonnad. Tähendab, täna ma räägin jätkuvalt noortega, kes elavad näiteks Suurbritannias. Ja nad ikkagi ütlevad, nad tunnevad ennast seal vabamalt, sest erinevused on rohkem respekteeritud. Ja ma näen, et siin on jätkuvalt Eestis nagu probleem. Et me oleme uhked nagu ühest küljest muidugi. Tore, et PISA testides me oleme väga-väga tublid, eks ju. Aga jällegi vaata, see on see, et kus sa nagu lood mingisuguse ootus, et sa pead olema see, sa pead olema tubli. Me räägime, et ikkagi raha on kõige olulisem ja nii edasi. Et siin ma olen nagu selles mõttes rohelist, et ma saan sellest pointist aru, et on ka muid väärtusi, eks ju, et laseme inimestel nagu olla vabamad. Nemad ise, jah, täpselt. Aitäh. Jah, et ma kindlasti rõhutaks eelkõige ka seda, et vaimse tervise küsimustes ei ole, tasub mõelda sellele, et kuidas tegeleda nendega tänasel päeval, aga hästi oluline küsimus on see, et kuidas neid ennetada, et neid üldse tekiks või tekiks lihtsalt vähem. Et seetõttu on hästi oluline roll ka selles, et ma lihtsalt toon hetkel oma tööst näite, et ma ilmselt näen, et väga paljud täiskasvanud selle peale ei mõtle, aga lapsed ja noored, Tartu Ülikool, see liikuma kutsuv kool, on toon statistika välja, et mis meil see, et kas 40% liigub piisavalt, ja tegelikult ka see õues viibitud aeg, et sealt hakkavad ka nagu väga paljud nagu hädad pihta, siis laste ja noorte siis selline nutiseadmes oldud aeg ja nii, et need seosed on ju, et tegelikult on vaja pöörata rõhku sellele ka, et kuidas vähendada tulevikus neid küsimusi, et loomulikult tänaste küsimustega tuleb tegeleda, noorsootöö, terved sotsiaalsed suhted, need on kõik hästi olulised, et oleks kellega rääkida, et oleks hästi palju võimalusi, nii et sinna selles mõttes on millele mõelda ja mida nagu lahendada küll. Nüüd ma annan teile igaühele veel pooleks minutiks sõna, et see väitlus kokku võtta.
ja siis saamegi siit kõik sõpradena laiali minna. Võib-olla eelmise lõpetuseks ma küsisin tegelikult repliiki ka, et ja selle jätkuks, et kes olen mina olen ju kontserdikorraldaja, muusikaentusiast. Mina soovitan inimestel, olgu te parempoolsed, vasakpoolsed, keskmised, liberaalid, konservatiivid, käia kontserditel, 1 kontsert kuus. See on hea vaimne teraapia ja muusikasse süveneda, lüürikasse süveneda, et teinekord artisti välja öeldu võib ka olla abiks, räägin kogemusest. Ja mis kokkuvõtteks, mul on tegelikult ülihea meel, et siin saab nii tervete mõistustega inimestega nii toredasti asju ajada, kui me kõik läheksime homme valitsusse, suurepärane kabinet ju. Et niimoodi tundub, et võikski edasi minna. Jah, ma olen nõus parempoolsete esindajaga, et väga tore debatt. Mina lihtsalt omalt poolt tahan öelda, nagu ma ka alguses ütlesin, et ma lihtsalt loodan, et kõik te lähete valima, et te teete oma otsuse. Muidugi isiklikust aspektist loodan, et te valite progressiivse tee ja mitte tagurliku tee. Ja Eesti 200-ga on see võimalik. Aitäh! Mina ka pooldan progressiivset teed, eriti progressiivset maksusüsteemi, millega rohelised ja sotsid ülejäänud erakondadest eristuvad. Aga muudes asjades tõesti meil on nii palju positiivselt ühist ja näha on, et tegelikult inimesed mõistavad, et meil on vaja muutusi ühiskonnas, olgugi need suured või väiksed, aga loodetavasti ikkagi paremuse poole. Ja kui te veel ei julge rohelisi valida, siis ja toetus on liiga väike, siis otsige veel mingi 1000 inimest endaga koos valima, siis on julgem. Ma kutsun teid üles mõtlema selle peale, et riik on küll ühe poole pealt inimeste jaoks, aga inimesed vajavad täpselt samamoodi riiki. Mõlemad peavad üksteisest hoolima ja mõlemad peavad panustama. Ja üles kutsun ma teid hoopis juba täna hääletama Euroopa aastapuu. Valimine praegult käib, Reigi punapöök on 7. kohal, teil on kõigil võimalus anda hääl, vaadake mu Facebooki lehekülge, sealt leiate lingi ja saate anda oma hääle. Aitäh, ma kiirelt siis ka jagan isiklikku kogemust. Mina olen elanud 10 aastat riigis, kus valitsust juhtisid sotsiaaldemokraadid, Suurbritannia. Selle aja jooksul oli seal pikim majanduskasv üldse, mis riigis on olnud. Õdede arstide arv kasvas, õpetajate arv kasvas, kuritegevus langes. Nii et Eestis ei ole paraku seda kogemust, aga meil räägitakse ja tehakse siin, maalitakse kolle, mis juhtub siis, kui sotsiaaldemokraadid valitsust juhivad. Ärge uskuge neid kolle. Sotsiaaldemokraadid juhivad praegu valitsust ka Soomes, Norras, Taanis, kõik nad on maailma jõukamate riikide seas. Nii et kui te tahate sellist isikuvabaduse austavat riiki, kus on vabadused ja inimesi väärtustatakse, siis valige sotsiaaldemokraadid. Aitäh! Aitäh! Mina igal juhul ka rõhutan, et minge palun valima ja valige noori kandidaate või esmakandidaate. Miks ma seda rõhutan on see, et ma tahaks näha neid inimesi mõni teine kord veel kandideerimas, et kui sul esimene ikka täitsa pekki läheb ja sa ei saa üldse kuidagi sinna seda tagasisidet ka häälte najal, siis kaob ka mott ära, et poliitikas kaasa lüüa. Nii et see on nagu kõige lihtsam viis, kuidas toetada neid inimesi, kes võib-olla sulle ka kõige südamelähedasemad on. Ja ka mina soovitan enda erakonda valida, ehk siis Reformierakonda, sest et kui te vaatate meie nimekirja, siis seal on kõik pärnakad. Ei ole kedagi, kes ei ole kohalik ja kõik me tegutseme siin ja täie südamega ikkagi Pärnumaa heaks. Nii et jah, ja mina olen Laura Kiviselg. Jah, mina siis Lauri ja Isamaa erakonnast ja lihtsalt ma tahan seda öelda, et mina juhina alati tegelikult vaatan nii-öelda värbamisel rohkem inimese sisu kui CV-d. Ja tegelikult ma tahan ka siin teile ka südamele panna, et loomulikult tegelikult me kuulsime, et vaated on mingis mõttes erinevad, aga mingites olulistes punktides on suhteliselt sarnased, aga kindlasti kui valima lähete, siis valige sisu.
valige inimesi, kes on midagi juba tõestanud või teinud ja kindlasti on ükskõik, on see siis karjäär lühike või pikk. See on väga hea, et märkus, et vaadake, mis on tehtud, mitte mis on räägitud, et tegude järgi nagu otsustage. Ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seisab selle eest, et meie rahvus jääks püsima, meie keel ja kultuur jääks püsima. Et kui need on olulised väärtused ka teie jaoks, siis kindlasti tasub nagu meid valida. Ja teie head noored siin olete varsti ka valiku ees, et mida minna edasi õppima. Nagu ma ütlesin ka eelnevalt, et olen sisejulgeoleku valdkonna spetsialist. Ma ei jõua neid tiitleid ja tööülesandid ära kirjeldada, millega siin elus olen kokku puutunud ja mida teinud. Aga sisejulgeoleku valdkond vajab igal juhul meil häid spetsialiste, et turvalist tagada meile siin riigis. Et kui on ka soov sellel teemal kaasa mõelda, rääkida, seal ees on minu visiitkaardid, võtke, vaadake, seal on Facebooki aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress, et saate ka sellel teemal kirjutada ja rääkida. Aga suur tänu teile. Ja võime plaksutada debateerijatele. Minu poolt ka suur aitäh teile, et te tulite kohale ja nii oluliste teemade üle oma mõtteid jagasite. Aitäh ka kuulajatele nii veebis, koha peal, kui ka neile, kes lugesid meie live-blogi. Meie noortekogu liige Maarja tegi väga imelist tööd ja kõik kõige olulisemad mõtted pani ka live-blogisse kirja. Ehk kui keegi soovib oma mõtteid ja meenutusi värskendada, et mis siis siin debatil räägiti, siis need on leitavad noortekogu Facebooki lehe kaudu kodulehel. Ehk siis saate üle vaadata, mida siis siin räägiti ja kes mida ütles. Nii, aga ülejäänud juttu ma siia ülekandesse ei räägiks. Vaid, no ma võin mikrofoni ikka kasutada, siis see näeb uhke välja. Kohal olijatele nii palju, et enne kui